Attention passengers, we've now reached our destination. Tahtsime kiirelt siia vahele veel hüpata, et tänada Fotopointi meie videopildi sinuni toomise eest ja ProGary, kes toob heli sinuni. thanks. Tere tulemast Kuhu nüüd podcasti. Mina olen Alex. Ja mina olen Kelly. Ja siia podcasti me kutsume kokku erinevad ägedad reisientusiastid, kellel on mega põnevaid erinevaid reisilugusid sinuga jagada. Ja täna on meil külas üks väga äge naine, Elsa Saks. Tere tulemast podcasti. Äge, aitäh. Ja Elsal on, ma garanteerin sulle väga põnevaid lugusid rääkida ja mis kindlasti inspireerivad ja ma ei jõua ära oodata, et nendeni jõuda. Aga kõigepealt Elsa, kui sa peaksid ennast nüüd praegu paari lausega tutvustama, siis kes sa oled? Ja, mängisin läbi selle just natuke aega tagasi, vaatame, kas tuleb välja. Ja, et ma olen endine maailmarändur. Vahemikus siis detsember 2011 kuni august 2017 reisisin ma läbi 31 riigi. Alustasin siis Austraaliast, sealt edasi Kagu-Aasiasse, siis Lõuna-Ameerika, Kesk-Ameerika, Põhja-Ameerika, Euroopa, tagasi Põhja-Ameerika ja siis lõpetasin Euroopas. Ja sellest siis 2,5 aastat reisisin ma rahaga läbi 4 riigi. Ja järgmised 3 aastat reisisin ma ilma rahata läbi 27 riigi. Ilma rahata reis algas siis Kambodžast, mis oli tol hetkel Kagu-Aasia üks vaesemaid riike. Ja see algas siis märts 2014. Ja selle ilma rahata reisi sees reisisin ma ka aasta ja 3 kuud üle 10 000 kilomeetri jalgrattal. Ja see reis algas siis Panamal, mis on Kesk-Ameerika kõige lõunapoolsem riik. Ja see sai algus siis juuni 2015. Ja nüüd on 6 aastat Eestis olnud ja naudin seda aega siin. Vau, täiesti meil Kelliga õnnestus enne ka natuke telgitagusid kuulata, kui me alustasime salvestusega ja meil on juba terve hulk küsimusi välja mõeldud. Aga võib-olla siis alustamegi täiesti algusest, et ma saan aru, et see oli sinu üks esimesi suuremaid reisi ettevõtmiseid, et siis minnagi ju täiesti teisele poole maakera alguseks nii-öelda on ju. Et kust tuli see julgus ja mõte üldsegi? Jah. Mul oli üks, mitte oli, vaid endiselt on üks väga hea sõber, ta nimi on Liisa. Ja me käisime koolis koos ja siis ta mingi aeg küsis, või ütles, tule minuga Austraaliasse. Ja mulle ei meeldinud see mõte, ma ütlesin talle, et ei, ma kindlalt ei viitsi tulla. Aga ta ei jätnud jonni, ta küsis uuesti ja siis üks päev ma ütlesin, ma mõtlen. Ja siis ma läksin tol päeval koju ja me jagasime köögiseina 2. Ja siis ühele poole, miks ma lähen ja miks ma jään. Ja siis 3 päeva hiljem ma teadsin, et ma lähen. Mõlemal pool seal köögiseinal oli suur muutus. Kulmaks jäänud, siis ma ei tea, osta endale elukoht, vahetu töökohta ja mingi sellist asjad. Aga see kõik oli minu jaoks, mulle tundus, et see pole see muutus, mida ma vajan praegu ja tahan praegu. Tundus kuidagi hästi materiaalne mulle. Ja see kõik teisel pool oli täielik teadmatus, spontaansus ja nagu lihtsalt hullumeelsus. Sest et see oli, et lihtsalt minema, võtta oma 75-liitrine kott ja vaata, mis saama hakkab. Ma valisin selle. Ja siis 2 kuud hiljem ma lahkusin. Ja sealt hakkas see kõik pihta. Äge. Kas terve kõik need 2 aastat sa rändasid seal Liisaga ringi? 2 esimest aastat olime Austraalias ja sellest umbes aasta aeg olin ma Liisaga. Okay. Ja siis ma olin juba üksi edasi. Selge. Aga kuidas oli see siis sõbraga reisimine? Et seal võivad ka ju tekkida igasugused
mingid olukorrad vahepeal, kus üks tahab ühtemoodi teha asja, teine teistmoodi, see on minu jaoks alati nii huvitav ka. Ja no Liisaga reisimine oli, ta nimetas mind, oota, kuidas ta mind nimetas? Ma ei mäletagi täpselt, aga mingi emmeks või midagi, mitte päris, aga et talle väga meeldis see, et mina organiseerisin kõik ja tegin asjad ära ja tema panustas teistes kohtades, nii et meil kuidagi sujus väga hästi. Ma ei oskagi öelda, aga lihtsalt sujus. Okay. Ja ma olen märganud seda, kuna ma erinevate inimestega lühikesi perioode proovinud ka teha, siis ma olen märganud, et see on väga oluline, kellega reisida. Nii et meil Liisaga kuidagi lihtsalt sujus. Ma arvan, et see lihtsalt see, et kui olid mingi muutused või keegi tahtis midagi, siis me olime kuidagi hästi, tahaks öelda paindlikud äkki. Ja see aitas hästi palju kaasa sellele, et ma usun, et see oli see suur võlusõna. Okay. Sest et see on küll väga oluline, kes sa valid, kelle sa endal reisi sõbraks kaasa valid, sest et jah, et kui sa ikkagi juba eos tead, et keegi, kes sul hakkab mõne päeva jooksul juba närvidele käima, et siis... Jaa, oli küll nii, Liisal tuli üks sõber ka kaasa ja ta reisis mingi paar nädalat meiega. No ma esimese 3 päevaga tahtsin ta juba nagu minema saata meie juurest, mul on juba kopp ees sinust. No lihtsalt juba, ma ei tea, see viis, kuidas ta rääkis ja mida ta teha tahtis ja kuidas ta teha, et mul on nagu okei, mida ta teeb, aga lihtsalt mul nii, et kas me võiksime nagu eraldi reisida, et nagu me ei sobi üldse kokku. Ja just selles suhtes ongi, et tihti sellel inimesel endal ei olegi viga mitte midagi, et ongi väga tore arvas inimene, aga lihtsalt vahepeal need soovid ja reisimise viisid lihtsalt ei lähe kokku ja siis pole ja mõtet ka tegelikult oma tahtmistele niimoodi ainult järele anda ka. Aga kuidas kauaks siis sõber teiega koos reisis? Liisa sõber, mitte minu sõber. Ei, ma niisama, ma ei taha nokkida, aga mul on oluline, et jah. Aga ma ei mäleta. Ma arvan, et umbes nädal 2. Ja. Aga ma nägin teda järgmised 6 aega ja siis ma õnneks enam ei näinud. No lihtsalt mulle ei meeldinud tema viis, kuidas ta ka suhtles meiega või mingi teemad, et see oli kuidagi väga, midagi selles oli mulle väga vastuvõtmatu. Selge. Väga ebameeldiv. Aga mis te, kui sinna Austraaliasse läksid, mis te tegite seal siis? Me läksime siis, Liisal on kaksikõde ja tema oli seal ees ja tema kutsus Liisat ja Liisa kutsus mind ja siis niimoodi me jõudsime sinna ja siis seljakotiga rändama läksime, nii et me lihtsalt otsisime mingi koha, kus me saaksime töötada. Töötasime kohe suurlinnast väljas kuskil mingis väiksest külas, ei kellegi maal ja olime seal baaris, müüsime alkoholi. Ja siis me põhimõtteliselt oligi nii, et me töötasime, saime raha, reisisime uude kohta, peamiselt olime väikestes kohtades ja mööda rannikut ja siis see raha otsa, siis püüdsime uue töökoha saada, vahepeal oli nii, et raha polnudki mitu kuud. Nii et ma sain natuke kogeda seda juba, mida see võib tähendab. Ma veel ei teadnud, et ma liigun selles suunas. Ja siis teenisime uuesti raha ja uuesti raha otsa. Siis oli kõige rohkem raha, mis ma kunagi olnud, siis oli nagu mitte midagi ja selline põnev aeg oli. Backpacker elu lihtsalt nautisime, ma ütleks selle peale kõige lihtsamalt vist. Ja. Lihtsalt tahtsime näha natuke seda riiki, tahtsime näha neid erinevaid kohti, inimesi ja lihtsalt tahtsime kogeda, mis tunne on, kui on rohkem vabadust või mida vabadust võib-olla, õigem sõna äkki aega iseendale. Selles mõttes aega, et reisides mulle tundus, et on rohkem aega nagu muudeks asjadeks kui see, et ma käisin 9-5 tööl enne seda. Et ma tundsin seda kohe, et aega on rohkem endale. Ja. Aga alguses oligi siis plaan minna Austraaliasse, kogeda seda seljakoti ränduri elu ja siis minna justkui tagasi Eestisse või mis see nagu... Minu mõte ise, ma mäletan, kui ma seljakoti pakkisin Eestis, ma arvan, ma seda mäletan, mälu ei saa usaldada, sest see oli ammu aega tagasi. Aga ma arvan, et see oli nii, et ma teadsin, kui ma selle seljakoti ära pakin ja lahkun, siis ma teadsin, et kõik on võimalik. Ma teadsin, et suure tõenäosusega ma ei tule kunagi Eestist tagasi. See oli minu mõte, mis mu peast läbi, seda, kas ma tulen ja millal ma tulen, seda ma ei teadnud. Aga minu jaoks ei olnud seda, et ma teadsin, ma saan 2 aastat maksimum olla. Minu jaoks ei olnud seda, et ma 2 aastat ja tulen Eestist tagasi. Seda kindlalt ei olnud. Mul oli pigem nii, et kui ma lähen, siis võib-olla võimalikult kaua ja võib-olla jäädavalt. Ma arvan, et kui nüüd natuke nagu seda tagatausta avada, siis see on suuresti seotud siis sellega, et ma ise tundsin ennast hästi kadunud maailmas ja ma tahtsin mingit muutust ja ma ei teadnud, kuidas ta luua ja siis see ekstreemsus tundus mulle nagu kuna ma ei osanud seda ekstreemsust kontrollida või mõelda ette, siis see sobis mulle sel hetkel. Ja ma kuidagi tundsin ennast kadunud ja ma ei teadnud, mida peale hakata eluga ja ma lihtsalt tahtsin mingit sugust muutust luua.
ja võib-olla sellepärast mul olidki sellised ekstreemsed mõtted ja kuna mu perekond ja minu lugu perekonnas ja see, et ma 8-aastaselt adopteeriti mind üldse, ma olin lastekodus alguses. Ja siis see pere, kuhu ma sattusin, see ei olnud mulle lihtne rännak ja siis mu kogu vaimne, emotsionaalne tervis, kõik oli, kuidas ma ütlen, ma olin traumades ja siis ma arvan, et see oli ka see, mis tekitas sellise olukorra, et ma ei teadnud, mis teha ja kuidagi Eestis olemine ei tundnud mulle nagu hea mõte sel hetkel, sest et ma olin perele kuidagi liiga lähedal ja see oli mulle raske. Ma arvan, et seal oli ka mingi hästi suur roll mängida. Mitte arvan, vaid kindlalt oli. Sest et terve aeg, kui ma reisisin, siis minu jaoks oli hästi oluline kuidagi see ema tuli mulle alati meelde ja see, et meil oleks nagu mingi parem kontakt või ühendus. Aga seda ei olnud, aga see oli see, võib-olla võiks öelda, et üks minu suurimaid inspiratsioone kogu reisi ajal, sest et see oli asi, mis mul konstantselt meelde tuli uuesti ja uuesti, et mille nimel ma soovisin nagu muutust siis. Ja siis, jah. Aga kui sa olid seal ja avastasid maailma ja samas tegelikult tegelesid ju igasuguste sisemiste asjadega veel, et mis kõik sul endal toimus sees ja peas ja et kuidas sa tulid sellega toime, sest et tegelikult reisides väga tihti, sa ei ole kunagi üksinda, aga sa võid vahel tunda ennast üksikuna, kui ei ole sul neid tuttavaid ja lähedasi inimesi ümber, et kuidas tulid toime selle vaimse poolega siis reisides? See oli mingi Liisa tegelikult olemas oli umbes aasta aega, siis see oli kuidagi parem, sest et mul oli inimene, kes teab mind pikemat aega ja kui ma rääkisin midagi, siis ta oli see ajalugu. Et mul ei olnud nagu vaja sisse teda viia mingisse teemast ja aru, millest ma juba räägin. Et siis, kui ma juba üksi läksin, siis see muutus keerulisemaks ja siis ma hakkasin märkama. Eriti ma märkasin sellest, kui ma rahatariisi hakkasin tegema, mis ma pidevalt nagu vahetasin kohtasin uute inimeste koekoid, tohutu palju muutusi, et siis ma hakkasin seda palju selgemalt märkama, et see on nagu oluline, et mul on olemas keegi, kellega ma saan rääkida, kes teab mind rohkem kui päev. Ja nii et see hakkas kindlalt hästi palju rolli mängima. Aga mõnes mõttes oli see ka selline raske periood, aga ta oli ka mõnes mõttes tohutu kiirendi mingi vaimse ja emotsionaalse mingi, ma ei tea, ütleme siis muutuse suunas. Ja. Väga huvitav. Mõtlengi, et sa kuidagi pead ikkagi õppima toime tulema nende asjadega ja sinu jaoks me hüppame siin ajajoonel päris palju ringi praegu, aga kui sa need aastad, mis sa reisisid üksinda ja siis ka ilma rahata, milleni me jõuame kohe varsti, aga mis on juba niigi stressirohkelt kõlab, et kas siis vahepeal oli ikkagi nagu selline tunne ka, et ma ikka lähen Eestis tagasi seal, kus on võib-olla tuttav ja turvaline kuidagi. Jah. Ma mäletan, me alguses maandusime 3 päevaks, Eestist tulime ja maandusime Malaisiasse 3 päevaks ja siis ma olin, äge, see oli nii kardinaalselt teine kultuuripunkt. Ja siis 3 päeva oli süva, siis läksime edasi Austraaliasse ja siis me jõudsime Perthi ja siis mul oli nii, et nagu miks me siia tulime, see on nagu mingi kaasaegne Euroopa, see on kohutav ju, ma tahtsin muutust, mis asi see siin on. Ma olin täiesti šokis sellest, ma olin esimest 2 nädalast täiesti, ma ei tea, endast väljas natuke ütleks lausa, sest ja siis mul oli küll korraks mõte, et mina küll siin olla ei taha ma lähen sinna Malaisiasse tagasi või kuhu mujale või siis ma lähen Eestisse tagasi, aga ma ei tahtnud tulla siia, et tulla uude Eestisse. Ta pole, muidugi nad on väga erinevad, on ju, aga kuidagi ta oli nii uudne minu jaoks või mitte uudne, ma mõtlengi, et see kultuuriruum ja see keskkond oli lihtsalt nii arenenud ja ma tahtsin midagi muud, kontrasti ja Malaisia oli kontrast, ma mäletan, kui ma seal peatsin, et sellepärast ma olin šokeeritud esimest 2 nädalat Austraaliast, aga kuna ma teadsin, et mõte koju minekust uuesti samasse kohta, kus ma olin, kus ma tundsin ennast täiesti kus ma ei teadnud, kuidas edasi minna, mida edasi teha, siis see mõte oli mulle terve reisi vältel, peaaegu see 6 aastat, oli mulle, kuidas ma ütlen, see oli teine inspireerivam asi, mis mind edasi pani liikuma, sest et mul iga kord laual, kui mul oli laual mingi asi, et lähen Eestist tagasi, mul oli, et see on mu viimane valik. Ma teen kõik asjad enne, aga vot seda ma ei tee.
ja noh, see panigi mind inspireerima mingeid hulle asju tegemast, et Eesti on alati viimane valik. See oli nii, et umbes, et no nüüd peab küll asi ikka väga metsas olema, kui ma nüüd Eestisse tagasi lähen. Okay. Et natuke veidi, aga see oligi mul suhted lihtsalt perega, minu enda lapsepõlv, kogu see ajalugu, kõik see, mis mu vaimses ja emotsionaalses tervises toimus. Ja kuna ma ei tundnud, et ma oskan seal kuidagi toime sellega tulla, ma tundsin, et võib-olla reis on see, mis aitab mul lõpuks jõuda sinna kohta, kus ma oskan sellega paremini toimuda, et kui ma olen paremas kohas, siis ma võin mõelda Eestisse tagasi tulemise peale. Et mul oli mingi selline asi. Okay. Arusaadav. Okei. Aga kui me nüüd hüppame jälle tagasi sinna Austraalia juurde, siis olid 2 aastat Austraalias ja siis mis edasi sai või kuidas see mõttekäik sealt edasi läks? Jaa, kuna Austraalias on see work and holiday viisa, mida saab vist tol hetkel sai kuni 31. eluaastani taodelda. Minul sai 2 aastat täis, teine variant on ka sponsorlust saada, nii et põhimõtteliselt mina pidin lahkuma. Ja siis ma mõtlesin ka, et oi, mina küll Eestisse minna ei taha, aga mul on raha, ma saan kuhugi mujale minna. Ja siis ma vaatasin, mis on ümberkaudsed riigid ja siis ma hakkasin otsima seda odava reisi nippe, et äkki mingid nippe, mida ma veel ei tea. Ja siis, kui ma mingi kuu või paar kuud enne seda lahkumist otsisin neid, siis ma sattusin artikli otsa rahata reisimine. Ja siis ma mõtlesin, et selline, mis asi see veel on, kas selline asi on olemas, ma olin täiesti šokis, ma ei saa mitte midagi sellest aru, ma lugesin see artikli läbi, mõtlesin, aha, okei, selge, see mees sakslane reisis 2 aastat, ei mitte 2 aastat, 2 korda ümber maailma, muine, kuidas see võimalik on, ei veel ilma rahata. Ja see mul meelde, ma salvestasin selle ära. Ja siis ma läksin järgmisel lihtsalt Kaukaasiasse, läksingi sinna, nii, kohe tuleb Vietnami läksin. Ja siis sealt olin seal mõnda aega, mingi 2 kuud äkki või rohkem. Ja siis läksin Taimaale ja siis mu raha hakkas otsa saama. Ja siis mul oli otsus nagu, et no mis nüüd on ju, et mul on nagu umbes see raha koos, mille eest ma saan lennupileti, et Eestisse tagasi minna. Või ma lähen kuhugi mujale, jään sinna ma ei saanud jääda, sest mul hakkas see oli 6 aega sai olla. Et ma pidin mingi muudatuse tegema nagu riigi osas. Et siis kas ma lähen kuhugi mingi tööle, mujale riiki või ma reisingi Eestisse tagasi või kuhugi mujale, aga ühesõnaga ma pidin mingi muutuse tegema. Aga need muutused, mida mina tol hetkel oskasin endale ette näha, need mul üldse ei sobinud, kindlalt mitte Eesti. Ja siis mul tuli see artikkel meelde, rahata reisimine. Ja siis ma mõtlesin, et kui hull see olla saab, ma lähen seda tegema. Ma saan vähemalt reisimist hakata. Aga ma ei olnud mingi hull reisifänn, muideks, selle mõtlen ka kohe ära. Ma ei olnud hull, sel hetkel ma veel ei olnud. Mul oli nii, et heemal lihtsalt tore olla nagu. Ja uute inimestega oli tore tutvuda ja mulle meeldid uued keskkonnad nagu. Nii et võib-olla ikka natuke olin ka reisifänn. Ja siis ma otsustasin, et ma loen siis natuke selle rahata reisimise kohta, vaatan, kas midagi on internetis saadaval. Ja ma ei tea, äkki ma veetsin mingi paar päeva lugedes või niimoodi jupiti lugedes, ja siis ma avastasin, et mida rohkem ma lugen, seda rohkem küsimusi mul tekkis ja see tõi mulle väga palju ärevust ja mul üldse ei sobinud see. Ja siis ma mõtlesin, et okei, tundub, et aitab sellest lugemisest, ma rohkem lugeda ei taha, aga selle väikse lugemise sees sain ma paar väikest head nippi ja siis need ma võtsin endaga kaasa. Aga siis ma otsustasin, et ma lihtsalt rohkem ei loe, ma nüüd lähen lihtsalt ja vaatan, mis saama hakkab, sest et vahet pole, kui palju küsimusi ma siit Google'is küsin, vahet kui palju küsimusi mulle siit antakse, kui üldse neile vastused on olemas, siis ma ei tea, mulle tundus, et see ainult hoiab mind tagasi sellest ja ta tegelikult suurendab võib-olla, ma ei tea, kõhklusi ja võib-olla ma läheks seda teed. Nii et ma panin kaane kinni ja nädal aega hiljem läksin reisile. Ja kus sa siis alustasid seda ilma rahata reisimist? Kambodžas, märts 2014, see on siis Kaukaasias, Taimaa kõrval, Taimaa ja Vietnami vahel, üleval põhjas. Ja mida see siis täpselt tähendab ilma rahata reisimine? Minu jaoks siis tähendab see seda, et need baasvajadused siis nii-öelda, et kus ma saan oma söögi, kus ma ööbin, kuidas ma ühest punktist teise saan, et nende jaoks raha ei kasuta. Et ma kuidagi püüan läbi keskkonna ja läbi inimeste kuidagi need vajadused siis ära täita. Ja minu jaoks oligi nagu, et kui ma rahast loobusin, siis oligi nagu minu jaoks, kuidas ma ütlen, võib-olla see oli nagu vundament ehitamine, see oli nagu lihtsalt, mille peale ma ehitasin päris põhjus, et miks nagu ma loobun rahast, on ju, aga tegelik põhjus oligi see, et ma tahtsin lihtsalt
õppida midagi keskkonnalt, õppida midagi inimestelt ja ma tundsin, et kui ma selle rahaelemendi eemaldan, siis see annab mulle võimaluse kogeda seda maailma teistmoodi, kuidas ma muidu seda kogeda lihtsalt ei oskaks. Ja kuna ma olin ikkagi natuke katki endas ja ei osanud nagu elus väga suurt midagi peale hakata, siis mulle tundus, et see on hetkel suund mulle, mis aitab mul võib-olla lähemale ka endale jõuda, et siis läbi inimeste, läbi keskkonna ma kuidagi saan lähemale iseendale ja õpin midagi siit maailmast, mis tekitab mul tunde, et ma tahan siin olla. Midagi sellist äkki. Aga rahata reis siis, mis see rahata seal tähendab, et mul tegelikult, kuna mul oli see lennukipileti osa nii-öelda olemas, ma ei tea, see oli umbes 700 eurot ja see kaardi peale, kaardi ei kotti, aga ma tegin endaga kokkuleppe, et see on rahata reis ja ma ei kasuta seda kaarti. Ja see kaart läks kasutusele alles 6 kuud hiljem umbes. Ka põhjus, miks ma praegu ei ütle seda siis. Aga mul oli, kui ma lugesin just ühte artiklit, et endale meelde tuletada asju, et siis mul oli $100 oli ka taskus, aga mitte taskus, kotis kuskil põhjas. Ja see oli selle pärast, et ma arvan, kui ma lugesin neid artikleid ja ise mõtlesin selle peale, siis mul jäi mulje, et piiriületustel, ma ei saanud aru, kuidas sealt saab ilma rahata läbi minna, et kui seal küsitakse raha. Ja ma ütlesin, see on see koht, kus kohas ei saa riskida. Ja siis sellepärast ma jätsin seda 100 sinna kotti. Et kui tuleb piiriületus, küsitakse raha, siis see on see, mis ma välja võtan ja maksan sellest. Ja ma ei mäleta enam, sest aeg on tagasi läinud, aga see oli võib-olla väga üksikutel kordadel, kus kohas see päriselt kasutusele läks. Okay. Nii et selles mõttes siis rahata reis. Ja siis, kui ma hästi korraks edasi sammudega lähen, siis on ka inimesi, kes mingitel hetkedel andsid mulle raha. Ma keeldusin, sest et mul on rahata reis ja mul on põhimõte, on ju. Aga siis ma avastasin, et see on kuidagi raske mulle, et see on nende viis aidata ja ma nagu keeldun ja nad pakuvad uuesti. Ja siis ma ütlesin, aga miks ma keeldun? Ma saan aru, et see on rahata reis, aga miks ma pean nii jäik olema? Ma võin ju nende abi vastu võtta. Ja äkki mingis muus etapis tõesti läheb seda vaja. Et siis mingitel etappidel ma ei võtnud, aga mingitel etappidel ma otsustasin, ma siis võtan. Ja siis ma panin see kõrvale. Ja siis see oleks mingitel, näiteks mingis etapis, ma tean, kui ma olin Brasiilias, suures linnas, Sao Paulos, see linn on lihtsalt nii meeletult suur ja ma olin lihtsalt nii väsinud ja see raske kott ja kõik muu on. Ja siis ma olin endale kokkuleppe, et kui on selline hullumeelne linn ja mul on vaja siit lihtsalt läbi pääseda, siis see on koht, kus kohas mul on ka okei natukene raha kasutada, et siit läbi minna. Et see oli ka üks koht. Ja siis ma mäletan ka, et nüüd väga suur samm edasi, kui ma Ameerikasse jõudsin, siis sellest väiksest kokutust rahast ma ostsin endale telgi, vahetasin välja kohutava telgi, mis mul oli, et oleks parem olla. Ja siis hiljem ka üle ookeani sain ka tänu selle rahale, mis ma need inimesed olid andnud. Et need olid kohad, kus ma raha kasutasin, aga ma kunagi ei teadnud, kus ma söön, kellega ma kohtun, kuidas ma ühest kohast teise saan, sest et raha ei olnud siin mängus. Enne kui me küsime sealt küsimusi edasi, siis tegelikult su enda lehel ma lugesin, kuidas sa olid tegelikult väga ägedalt väljendanud seda, et selle ilma rahat reisimise ajal sinu ainus valuuta oligi kogu tänulikkus, mis sul oli. Ja minu meelest see oli nii ilusti öeldud, et ma tahtsin selle siin ka ära mainida. Ja ma mäletan küll, ma olen seda öelnud, et minu valuuta oli tänulikkus ja tänulikkus. Ja, väga ilus. Aga nüüd siis, kui me enam-vähem saime teada, mis see rahata reisimine endast enam-vähem kujutab, siis nüüd tahakski kangesti teada, aga kuidas sa siis täpselt nagu praktiseerid seda, et kuidas sa leidsid need inimesed, kes sulle siis tegelikult pakkusid süüa ja peavarju ja kuidas sa liikusid teha, mis on need transpordivõimalused üldsegi? Ma toon sellise kõige esimeste päevade näite, sest et see on selline illustreerib sellist ootamatuid headuse hetki. Mäletan, ma olingi seal Kambodžas siis selles üleval põhjas, ei mäleta enam selle linna nime. Ja siis mul olidki need sildid, vabandust, ma pole isegi öelnud, mis need on. Ühesõnaga, üks nipp, mis ma sain siis, kui ma neid küsimusi ja artikleid lugesin rahata inimesest, keegi ütles, et kirjuta mõned väiksed sildid, mis sa lubad siis, või et sa leiad siis selles riigis, kuhu sa
lähed, leiad kellegi, kes on kohalik, kes räägib ka inglise keelt, tõlgib sulle need kohalikku keelde. Minu silt oli siis transpordist, söögist ja ka nii-öelda peatumisest ehk siis öömajast. Hästi lühikesed, mingi võib-olla 2 lauset, mitte rohkem. Üks nendest oli mingi a la, et ma olen Elsa Saks Eestist ja ma reisin ilma rahata. Hiljem ma tahtsin selle ilma rahata ära muuta, sest et ma tundsin, see kuidagi paneb inimesed mingisse, ma ei tea, otsuse kohta umbes. Aga ja siis, et umbes, et kas, ma ei tea, kas sul on mingeid toidujääke mulle anda söögiks? Või teine pool oli, et kas ma saaksin sinuga näiteks punktist A punkti B ja siis, et kas ma võin sinu krundil täna magada. Et sellist küsimused olid need siis nii-öelda eraldi 3 lipikut. Ja siis ma läksin siis Kambodžas, jõudsin sinna sellesse linna, mille nime ma praegu ei mäleta. Ja läksin esimesse baari, kuulsin, et seal on kohalikud, kes räägivad inglise keelt ja siis ma palusin ühel kohalikul, kes oli tuk-tuk driver, eesti keeles ei oska jälle öelda, aga noh, selline tüüpiline sõiduk seal kandis. Palusin tal siis ära tõlkida kõik need 3. Ja siis ta hakkab neid lugema ja ütleb, et hulluks oled läinud, millega sa tegeled? Mis sa saab, et ei no, kõik on hästi, kas sa palun tõlgiks nagu? Ei no ma ei tea, sa oled ikka täitsa hulluks läinud. Mis sa saab, et jaa, okei, ma kuulsin, jaa, väga hästi. Siis hakkab seal tõlkima ja lõpuks tõlgib siis ära ja ütleb, sa oled ikka täitsa hull, keegi ei aita sind, anna mulle paberid tagasi. Ja siis ütleb selle, et oota nüüd natukene, ma teen ühe kõne ja siis ootan, tuleb tagasi ja ütleb selle, nii, mul on 8 ööks sul öömaja olemas. Ja siis saadab mu välja sellest baarist. Siis me läheme mingi, ma ei tea, 200 meetrit edasi, paneb mu mingi täiesti imelikud ühermaale seisma niimoodi mingi maja kõrvale ja ütleb selle, et oota natuke aega. Siis mingi 15-20 minutit hiljem tuleb sinna kilekott, riisi ja kanaga on ta käes, ütleb, siin on see õhtusöök. Ja siis annab mulle selle üle, ja mitte keegi ei aita sind. Ma ütlesin, aga sa just aitasid mind. Keegi ei aita sind, see on hullumeelne, mis sa teed. Ma ütlesin, et aga sina ju aitasid. Sinusugust inimesi on veel. Ja siis ta läks ja rohkem ei näinud. Ja siis mul oli 8 ööks söömaja olemas ja õhtusöök ka selleks päevaks. Et see oli üks näide. Aga seal koha peal, kuna see oli mulle nii võõras ja uus kõik, siis ma ei teadnud, mida selle toiduga teha. Nii et seal oli mõtted ikka, see oli ikka mõtete plahvatus ikka toimus ja igasugu asju, on ju. Ma mäletan siis järgmise päeval, mul oli kõht ikka päris tühi. Siis ma tatsasin seal mingi nende külatänavatel ringi ja siis lõpuks ma siis võtsin oma julguse kokku, mida oli väga raske kokku võtta. Läksin ühte India restorani ja siis näitasin neile silti. Tõesti tühi oli see restoran sel hetkel ka ja siis nad tõid mulle 3-käigulise toidu ette. Siis ma sain India toitu, ma olin tõesti pahviks löödud ja vaimustus, mõtlesin, kuidas see võimalik on nagu. Et see oli üks näide siis on ju. Ja siis, et rohkem näited tuua, ma toon korra, lähen edasi selle toiduga. Et 2 ööd olid olemas on ju. Siis ma teadsin, et okei, siis ma saingi esimese päeva toidu niimoodi, siis ma võtsin kaasa natukene sellest toidust. Siis see, kus ma ööbisin, seal olid mõned inimesed, kes kuulsid, kuidas ma reisin, seda küsisid, inimesed räägivad omavahel. Ja natuke kiusatus oli öelda ka, vaatast, et see oli põnev ja uus ja ma arvan, et tagamõttes oli ikka natuke lootust ka, et kui keegi kuuleb, siis äkki natuke aitab. See oli natuke selline tibakene isekas ka, on ju. Nii et sealt oli ka siis natuke toitu kuidagi või niimoodi kuidagi nagu suhtlusi. Aga kui see 2 ööd läbi sai, siis ma mäletan, et ma kuidagi ei läinud veel minema sealt ja siis ma mõtlesin, et ma kuidagi ööbiksin kuskil veel. Ma ei tea, kuidas, aga mul õnnestus nihverdada siis ennast sinna mingi kohaliku haiglasse, kui mitte kedagi vastu ei tahetud võtta. Ma lõpuks sain selle haiglavoodi endale terveks ööks ja hommikul lahkusin. Siis ma olin nagu ülinäljane sel päeval, kui ma lahkusin. Ja siis ma hakkan nagu linnast välja jalutama, et hääletada. See on siis üks transpordiviis, on ju, hääletada. Ja siis ei võtnud seal keegi mind esimeste paari kilometrite peale. Siis tuli mingi väike turukene. Nägin seda, mul on kõht nii tühi, ma nii tahaks või mingi puuvilja või midagi. Siis mõtlesin, ma lähen küsin siis neid, aga näitan silti, sest need kohalikud ilmselgelt paistis, et nemad ei räägi inglise keelt. Ja siis ma mäletan kuidagi, ma ei tea kust, aga need mõtted tuli nagu tornaadona sisse, oli umbes, et nemad teenivad siin raha, et endale süüa osta. Et see mõttes, et ja ma võtan selle võimaluse praegu ära, mingi selline mõte tuli. Ja siis järgmisel tuleb kuskilt sealt nurgast, ja siis tuleb sealt mingi vanem naine minu suunas nagu. Ja siis ütlevad, et nad ei öelnud midagi, vabandust, nad tulevad lihtsalt minu suunas sellised
ma ei tea, kui vanad nad olid, mulle nägid nad välja mingi 70+. Ja mõlemad nagu kerjamisasendis siis. Ja üks tuligi mul lõpuks kõrvale niimoodi ja tuligi niimoodi, vaatab mul otsa ka ja niimoodi. Käed niimoodi välja ulatatult ja vaatab mulle pilguga silma ja umbes, kas sa saaks mind aidata. Appi, ma murdusin sel hetkel. Mul oli nii, et mul on 700 eurot, mis iganes see oli, euro oli vist sel hetkel meil pangakaardil. Ühesõnaga, mul on see 700 midagi seal pangakaardil on ja siis mul on 100 kuskil kotis on ja mina tahan nüüd nendelt turul siin süüa saada ja abi saada on ja siis mul on üks naine, kes tahab abi on. Et ma kuidagi murdusin sel hetkel täiesti. Mul oli nii, et ma saaksin praegu terve küla siin terveks nädalaks rikkalikult ära toidetud ja mina küsin siin süüa. Ja siis ma lihtsalt täiesti laastatult lihtsalt kõndisin sealt minema. Mõtlesin, et poogen see tühi kõht ja ma loodan, et tema leiab abi ja lihtsalt jalutasin minema. Pain näpu püsti ja natuke aja pärast sain politseiniku peale ja siis sõitsin taga mingi paar tundi vist. Ja siis minu arust, kui ma õigesti mäletan, ta ei mäleta, ta ei teadnud mu reisist midagi ja ma arvan, talle seda paberi silti ma ei näidanud. Aga tema otsustas, et tema viib mu alustas oma sõprade juurde või perekonna juurde mind korraks. Siis tutvustas mind nendega, seal oli üks inglise keelt kõnelev inimene ja siis natuke rääkis nendega ja siis nemad kõik koos otsustasid, et nemad panevad mu nüüd bussi peale, mis viib mind Kambodža suurlinna. Ja ma igaks juhust nime ei ütle, et praegu ei mäleta ja häbi oleks valesti öelda. Ja siis, aga enne bussi peale minekut täpselt, nad viisid mind bussipeatuse kõrval olevasse restorani ja tellisid mulle toidu, ise istuvad kõrval ja lihtsalt ootavad, kuni ma söön. Ja siis panin mu bussi peale. Et see kõik oli väga kummaline ja väga armas. Vau, ma kujutan ette. Et see oli siis selline, aga see nagu illustreerib tegelikult peaaegu kõike seda. Et oli ka hetki, kus kohas ma, hääletamist oli palju, uima seljakotiga olin. Aga toidu osas oligi hästi palju neid hetki, kus nagu kuidagi inimesed aitasid, kuidagi kas, ma ei tea, ma olen uues kultuuripunktis, ma näen täiesti võõras välja, ma näen välja, ma ei ole kohalik, ma näen välja, et ma olen tegelikult ka väga heal järjel, arvatavasti, ma ei tea, mul on üpris palju raha, ma nägin vähemalt niimoodi välja. Aga neil tekkis sellest huvi, kes sa oled, mis sa teed siin, kes natuke rääkida oskasid ja siis kuidagi lihtsalt, ma mäletan oli hetki, kus kohas nad lihtsalt kuidagi kaasasid mind oma söömistesse või siis kui nad kuulsid mu reisist, siis nad tahtsid kohe toetada kuidagi toiduga. Ja muidugi, kui me nüüd edasi läheme, siis ongi neid hetki ka, kus koos meid peredesse hakati võtma ja siis meid kaasati kõikidesse õhtusööki, hommikusööki, anti natuke süüa kaasa ja nii edasi. Et peamine oligi tegelikult see, et toit tuligi kuidagi ilma seda paberit näitamata. Ma arvan, et väga väike hulk tuli sellest, kus ma tegelikult päriselt paberit näitasin. Okei. Kohe läheme siit sealt ka edasi, aga vahepeal tekkis selline küsimus, et kui sa siis nagu hääletasid ja näitasid ka tegelikult ju inimestele, et kas ma võin teie hoovis kuskil magada ja see tegelikult ei tunnu mitte ühtegi nendest inimestest, et kas sul oli vahepeal hirm ka, et äkki need ei ole, ma ei tea, head inimesed, kelle poolt sa pöördud või et kuidagi, et kes sind auto peale võtab või? Ja see on, ma võib-olla nagu sõnadega ei teadvustanud seda nii palju endale, aga ma tean, et tegelikult see turvalisus oli hästi oluline osa mulle kogu reisi ajal. Ehk siis mul oligi nii, et ma mingi aeg hakkasin, kui ma juba rattaga reisin, siis ma hakkasin hästi tugevalt märkama seda, et ma nagu teadlikult nagu sõnadega lausa märkasin, aga muidu oligi nii, et ma kuidagi, kui ma selle, ma ei tea, inimesega kohtusin või märkasin neid, siis ma lihtsalt püüdsin endas nagu aru saada, kas ma tunnen hästi ennast siin, kas ma tunnen hästi neid inimestega, kas ma saan usaldada neid inimesi. Ja rattal ma mäletan, ma lisasin endale teadlikult selle mõtte ka, et kui siin on lapsed, kui siin on naine selles mudelis, et see andis nagu lisaplusse sellele turvalisusele, et mul oli kogu aeg mingi algushetk oli mul nii, et ma lihtsalt ei olnud teadlik sellest, et ma teen seda, aga mingi hetk ma olin väga teadlik, et ma teen seda. Ja siis ma tegin seda nagu ekstra veel, nagu veendusin sellest, et ma teen seda ühtamist niimoodi. Et see oli hästi oluline mulle ja ma pidevalt nagu püüdsin aru saada, kas ma olen hoitud ja turvaline siin. Selles mõttes hoitud turvaline, et keegi ei väärkohtle mind. Ja et ma saan nagu, et keegi väärkohtle, ütleme mind. Peamiselt siis ikkagi füüsiliselt ja austab ka mind nagu sõnadega siis. Ja kui ei olnud seda, mida mul hästi harva, kui oli, siis ma lihtsalt
liikusin edasi. Aga siit on mul üks küsimus. Ma olen ise ainult mingi 2 korda vist üldse elus hääletanud. Aga ja mul on läinud väga õnneks, ma olen väga toredate inimestega kohe kohtunud. Aga mul alati tekib tunne, et kui ma siis hääletan ja jõuame järeldusele, et me läheme samas suunas ja nad võtaksid peale, aga ma ei tunne selle inimesega, et ma tahaksin autosse minna. Siis kuidas sa tegelikult keeldud, kui te olete juba aru saanud sellest, et tegelikult idee poolest justkui kõik sobiks? Jaa, see on hea küsimus. Ma mõtlen, kas mul on keeldumisi olnud. Ma arvan, et on, aga ma täpselt ei mäletagi. Ma mõtlen minu enda poolt. Ma arvan, et üks hea nipp võib-olla on see, et tegelikult ma ei teagi. Ma hakkan praegu mõtlema, kus mul oli mingeid nippe, mida ma kasutasin. Sest see on üks asi, ei, see on väga-väga oluline, sest ma tean, minul on ka niimoodi, et ma mõtlen, no ma tean kindlalt seda, et mul on olnud inimesi, kellega ma olen hääletanud ja mul ei sobi nende sõidustiil näiteks. Ja siis ma ütlen neile, et mulle tegelikult ei sobi. Või vahepeal ma arvan, et ma olen mõnes kohas liiga leplik. Aga, kuidas ma ütlen, ütleme, et olengi olnud liiga leplik ja võib-olla mõne koha pealt ongi nii, et võtnud omad riskid. Aga mingi asi on mulle öelnud, et ma pääsen siit turvaliselt. Et siis ma olen usaldanud seda tunnet, kui ma seda tunnet pole tundnud, et ma pääsen siit turvaliselt. Eks mul on nagu mingisugune veider seletamatu uskolt sellesse, et ma pääsen siit turvaliselt. Ja lõpuks minu lõplikke vajadusi austatakse. Et ma arvan, mul on mingi selline väike asi seal sees kogu aeg olnud. Ja see on see, mis on mulle öelnud, okei, see on ebanormaalne, mis praegu on. Aga näiteks ma mõtlengi kiirus on ju, ja sa lihtsalt vungid niimoodi üle teistest autodest on ju, et see ei ole normaalne on ju, et sa teed nagu, mis on slaalom on ju, või siis nagu kurvidest lähed niimoodi, kui oled mingi selles mäestikes on ju, et siis mul ongi lihtsalt võib-olla teised see toob kaasa ja ma tahan öelda, et see on täiesti, see ei ole normaalne on ju, et tegelikult viisakas õige oleks tegelikult öelda, et palun peata auto ja ma lähen välja on ju, ja võtta uus inimene, kelle peale hääletada. Et ma kindlalt ei propageeri seda või ei ütle, et tehke nii või keegi võiks teha. Ja, sest ma mõtlengi, et selliseid asju saab ju teha ja ongi põnev teha, aga just see, et ennast hoida ka turvalisena ja mul on selline tunne, et sa tunned ikkagi inimese energia päris hästi ära, et kuidas inimene nagu sind vastu võtab ja ma mõtlen, et ma ei saa omast kogemusest rääkida, aga on ka ju ikka sellist inimesi, kes võib-olla peatavadki oma auto on nad ei tee mitte midagi otseselt valesti, aga sa tunned, et see ei ole see, et siis kuidagi viisakalt keelduda, et mitte neid ka pahandast, et võib-olla tegelikult nad ongi head inimesed, lihtsalt kuidagi ei tundu nagu sisetunne ütleb, et see ei ole praegu õige. Jaa, ma mõtlen, ma ei mäleta, kas ma olen seda teinud, aga kui ma praegu mõtleks, mida ma teeks, siis mina just ütleks, et aitäh ja head teed ja lihtsalt sulgun ukse. See oleks, mida mina teeksin arvatavasti sellisel hetkel. Et ma olen hästi palju hääletanud. Ka mitte selle reisi ajal, ma mõtlen peale seda reisi, mitte selle reisi ajal, on ju, selle reisi ajal hästi palju. Ja siis, kui ma mingi 2,5 aastat tagasi käisin reisil ka, on ju, ja siis ma tegin ka peaaegu ilma rahata lihtsalt väikse jupi 6 aega, siis seal ma tegin samamoodi. Ja seal ma mäletan, me sattusime ka mõne inimese peale. Aga tegelikult ma arvan, et mul on mõne koha pealt mingi leplikkus olnud, mis kindlalt ei ole midagi, mida ma tahaks reklaamida. Sest et kui ma mäletan, näiteks kui keegi, ma mäletan, mul on kogemus olnud, kus kohas üks oli kanepit tegi vist natukene autos. Ja tegelikult mul üldse ei sobinud see, aga lõpuks ma sõitsin taga ikkagi selle teekonna läbi. Et tegelikult, kui ma mõtleks ise enda heaolule ja selle, et okei, vahet pole, et ma tunnen, et ma olen turvaline, ma lõpuks saan sinna õigesse kohta ja ma saingi, on ju, ja kõik oli hästi, on ju. Aga tegelikult, kui ma nüüd austan oma piire, väärtusi, siis tegelikult õigem oleks mul lihtsalt öelda, et palun peata auto ja ma lahkun. Et mul on ka siin palju õppimisruumi selle koha pealt. Aga kõige olulisem asi, mis tegelikult naistel, kes reisivad üksi eriti, tekib, ongi see, et väga paljud inimesed, kes peale võtavad, on meessoost. Neil võib olla pere, neil ei pruugi olla. Ja mul on olnud olukordi, kus kohas nad on huvitatud minust kui naisest. Ja omamoodi siis annavad sellest märku. Ja seal ongi see, et mina olen lihtsalt piire kehtestanud. Ja kui ma näen, et piiride kehtestamine ei toimi, siis ma olen lahkunud. Näiteks piiride kehtestame, et see mul ei sobi selline asi, et see ei ole see, milleks ma siin olen,
ja kuidagi räägin natuke, ma mõtlen, et ma ei pelga seda teemat puudutada, ma puudutan seda teemat ja vaatan, kas see teema sees mind valastatakse või mitte. Midagi seesugust. Ja nagu ma aru saan, siis see on kogu aeg toiminud, nagu sa ütlesid, et kui see piiride kehtestamine, kui nad ei ole sellest aru saanud, siis sul on alati olnud võimalus nagu autost väljuda. Minul on praegu küll niimoodi, aga no, selle koha pealt mul ongi vist väga hästi läinud ka. Et pigem ma arvan, et hästi oluline ongi see, et kui on see kõhklus nii-öelda, et siis pigem seda kõhklust usaldada. Et seda kõhklust, et midagi vist on ikka viltu. Et siis pigem seda usaldada ja selle pealt edasi lennata. Ehk siis jah, selle koha pealt mul on natuke arenemisruumi. Aga mul on peamiselt olnud ikkagi nii, et ma on tunne, et okei, lõpuks kõik on hästi. Ma tean, et kõik saab hästi. Et mul on see väike asi kaasas käinud, nii et see mul kuidagi kaasas käinud. Jah, nii et ma olen seda usaldanud lihtsalt. Natuke hulljulge ka ma teen. Ja ma tahaks korra seda sama turvalisuse teemast natuke edasi minna ka. Ma ühe asja mainiksin veel ära võib-olla ühe häkiga. Kui muidu niisama öelda, et ei ole huvitatud, siis väga tihti ju neid härrasmehi siis ka ei pruugi huvitada. Aga üks asi, mis ma olen ise avastanud, et kui ma oma Euroopa reisil ka käisin, siis mul alati sõrmus sõrmes ja mõtlesin vabandust, et ma olen tegelikult abielus. Ja see kuidagi ikkagi on ka, et okei, et see on kuidagi mingisuguste inimeste jaoks ikkagi ka siuke märk, et okei, et see ei ole enam, et sinul ei ole mingit võimalust, et noh, mõne inimese puhul see ei tööta, aga minul õnneks ka tulnud mingisugust otsest olukorda ette, aga see on, ma olen päris hea häkk. See on see on hea häkk. No minu häkk, mis on päris elu häkk ja tõde ka lausa, mina olen lesbi, nii et mulle meeldivad naised ja ma ütlesin neile seda. Mõne jaoks oli see lihtsalt mingisugune suvaline sõna. Et see umbes, et aga siis ikka võib ju. Ei või. Nii et võib-olla tõesti see abielu on kuidagi natuke parem häkk. Jaa, ei tea jah, vaata inimesed on nii erinevad, aga samal ajal, eks see ka mulle looks rohkem selle kuidagi aitaks sellele julguse kaasa minna päriselt hääletama, kui ma mõtlengi need olukorrad oma peas läbi, okei, mis on kõige hullem, mis juhtuda saab, keegi hakkabki kuidagi külge lööma või kuidagi huvitama, mis ma siis ütlen, mis ma siis teen. Minul oli muideks, ta polnud tegelikult haarde ulatuses, aga siiski, pisargaas oli kaasas. Tillukene mingi sain kuskil, tema reisi alguses ma kuskilt kohast sain, ma ei mäleta kellelt. Minul oli ka kunagi üks väike, oli pipragaas oli kogu aeg kaasas, aga siis iga kord, kui ma hakkasin mõtlema mingit olukorda, siis ma issand küll, mul oleks umbes 5 minutit, et see kuskilt koti põhjast välja kaevata, kui tegelikult peaks juhtuma midagi. Ja siis keegi, ma ei mäleta kus kohal, kas see oli juba Aasia pool või see Lõuna-Ameerikas, keegi, kes minuga kohtus, tema arvas, et mina võiks oma turvalisust tõsta, sest see on hullumeelne, mida ma teen. Ja tema otsustas, et tema annab mulle noa kaasa. Ja siis ma ütlesin, aga aitäh pakkumast, aga ma tegelikult ei soovi seda. Siis ta ütles, et ei, sul on vaja seda, sa pead kaitsma ennast. Ma ütlesin, ma arvan, et minu jaoks see nuga on viimane asi, kuidas ma proovin ennast kaitsta. Ma proovin ennast natuke teistel viisidel kaitsta. Aga siis ta ikkagi lõpuks jõudis ikkagi minu kotti ja siis ma panin ta lihtsalt kotti, aga kasutusse läks ta lihtsalt mingite, ma ei tea, puuvildade lõikamiseks mingite määrete nii-öelda, hoopis teistele otstarvetel läks kasutusele. Ja mul tuli siit tegelikult üks asi ka veel meelde, ma ei ole seda ise kunagi kasutanud, aga kui ma olen ka üritanud otsida mingeid viise, kuidas oma turvalisust veel tagada, siis tegelikult on tehtud ka mingid sellised väiksed võtmehoidja külge saad panna mingid väiksed jubinad, et kui sa seda vajutad, siis hakkab hästi valjusti alarmi ajama. Nii et tegelikult, kui tänaval on keegi, kes tuleb üritab salaja kuidagi delikaatselt siis sind mis iganes teha, on ju, siis tegelikult sellised asjad äratavad ju nii palju tähelepanu ja see juba jääb eemale. See on juba šokk, et nagu sa ei oota seda ootamatult. Et kuulajale siis ka võib-olla. No ja üks asi, mis tundub selline ABC, aga ma siiski ütlen, on ju, et pimedal ajal ma ei hääleta, on ju. Ja pimedatel tänavatel kahtlastes kohtades ma ei liikle. Et sellised mingid sellised turvalisuse ABC-d, mis ma kaasas kandsin endaga kindlalt. Ja kas sa tundsid selle reisi jooksul kas sul oli selline hetk, kus sa tundsid, et su elu on päriselt ohus ka?
Ei tundnud, aga tead, see on 2 otsaga. Nii, vastan 2 moodi. Nii, päris ei tundnud, aga natuke kahtlane oli küll. Näiteks see, kui ma ratta peal olin ja ma olin Mehhikos, ma olin täitsa üleval põhjas ja mu esikumm plahvatas. Ja see oli umbes kell 7 hommikul ja inimesed läksid just sinna Mehhiko suurimalt teine linn oli see vist äkki või? Linna nimi ei tule meelde, see on ka vahva. Et nad just sõitsid linna sisse nagu ja mul plahvatas seal suure tee ääresse põhimõtteliselt ja ma lendasin pikali. Ja õnneks mingi auto jäi minu taga seisma ja teised vuhasid tänu sellele niimoodi mööda. Ehk siis ta nagu takistas seda, et see voog lihtsalt läheks täpselt mingi, ma ei tea, 10-20 sentimeetri kaugusel mu peast, kui ma maha olin kukkunud. Nii et, aga samas ma ei mäleta, et ma oleks tundnud oma elusohtu, aga ma lihtsalt hämmingus, et miks keegi autost välja ei tulnud ja aitamid ei tulnud. Ma olin sellest hämmingus, et mis toimub. Aga see selleks. Ja teine, mis on võib-olla selline vähe ootamatum vastus, on siis see, et kui ma olin Brasiilias, siis ma olin rahata reisil, aga ma olin seljakotiga, ma polnud veel ratta peale läinud. Ja siis mul oli selline ma ei saanud aru, miks ma seda rahata reisi teen ja ma tundsin, et ma ei anna mitte mingit väärtust mitte kellelegi, mitte kuhugi ja nii paljud inimesed aitavad mind, nii paljud inimesed teevad mulle head. Tänu nendele ma saan nii hästi edasi liigelda. Ja mul tekkis selline nagu väärtusetuse tunne äkki või selline tühi tunne ja siis mul tulid sellised väga tugevad soovid elust lahkuda. Ja siis ma olin nendega päris pikalt. Nii et see oli võib-olla kõige lähim. Ma mõtlen, ma ei olnud kuskil lähedal, et midagi teha, et lõpetada see elu. Aga lihtsalt need mõtted, need tunded, kõik mis kehas olid, millega ma just mitte midagi kuidagi hakkama saada, need lihtsalt võtsid üle minu ja mul oli väga raske järgmised kuu aega üldse seda reisi teha, aga samal hetkel ma tegin seda, aga ma olin nagu natuke nagu zombi sellel hetkel. Okei, ma küsiks seal kohe edasi, et kui sa seal umbes kuu aega olid, kuidas sa seal edasi liikusid või mille abiga või mingid nipid või kui sa nende mõtetega olid ja endiselt reisisid? Siin ongi see, et kus raske on, kui ma olen teisel pool maakera ja pole ühtegi inimest, kes teab mind rohkem kui päeva. See tegi seda väga keeruliseks selle olukorra. Ja mitte mingit tahtmist ei olnud ka mingit netti võtta ja suhelda ja kuidagi, ma ei tea, kurta. See pole küll kurtmine. Oluline on oma tunnetest öelda rääkida. Nii et, aga ma arvan, et see on hea küsimus selles mõttes, et ma arvan, et see oli nii palju asju, mis aitas mul sellest välja tulla või ma tegelikult välja ei tulnudki, mul võttis väga pikalt aega. Aga ma arvan, et mis kindlalt aitas oligi see, et lihtsalt see inimeste jätkuv headus, kus nad võtsid mind koju, nad pakkusid mulle turvalise keskkonna, pakkusid mulle baasvajadused, toidu ja siis kindlalt see, et ma kuidagi püüdsin, ütleme kindlalt oli vist see ka, et mul tegelikult kuidagi venis see kuu või peaaegu 2, see hästi intensiivne osa. Ja siis mingi hetk lihtsalt, ma mäletan, ma olin rekkas, ma olin hääletanud rekka peale ja siis tuli lihtsalt selline nagu, ma ütleks, nagu, ma ei tea, mingi mõte sadas pähe lihtsalt. Ja see oli, et nüüd sa teed täpselt sama reisi, ma vihkas seda reisi sel hetkel, sest et mul oli nagu sa teed täpselt sama reisi, aga sa teed selle jalgrattal läbi Kesk-Ameerika ja mul oli nii, et fuck you, tee ise. Ja ma ei tea, kellele ma ütlesin seda tee ise muidugi, aga ja siis see mõte lihtsalt jäi ja mitte kuhugi ei läinud, nii nagu teil see podcasti mõte tuli ja lihtsalt minema ei läinud. Nii et mul oli sellega see ja siis ma tundsin, et see andis mingit väikest jõudu. Aga see, kui mul see mõte sisse sadas ja see hetk tekkis, siis ma olin Chilis öeldaks vist eesti keeles hoopis ja ma olin Peruu piiri lähedal ja siis ma kuskilt kuulsin, et mingi asi on olemas nagu ayahuasca, millest ma mitte midagi ei teadnud ja et see aitab kuidagi inimesi ja kuna mul oli emaga ikka keerulised suhted, siis ma sidusin kohe selle emaga ja siis see andis ka mulle jõudu, et liikuda selles suunas, et leida mingi rahu sellega. Pluss siis uus mõte, et
jalgrattareis siis läbi Kesk-Ameerika. Et ma arvan, et see inimeste headus, jalgrattareisi nii-öelda sünnihetk, mida ma vihkasin, tahtsin eemale tõugata ja siis see soov, see hetk, kus ma nägin, et mul vist on mingi lootus, ma ei tea, emale kuidagi natuke lähemale saada. Uskusin sellesse ja ta aitaski mind tegelikult lõppkokkuvõttes. Ma saingi lõpuks selle ajoväska tehtud ja lõpuks ta aitaski mind, toetas mind sellel teel. See on kui põnev. Kindlasti tahan seda jalgrattareisiga puudutada, aga ma korraks selle hüppan tagasi, et seesama, kui sa tegid lõpuks selle otsuse, et see rahata reis, kas sul oli ka sellel mingisugune ajaline eesmärk, et ma nüüd katsetan sellest selle ajani, kuidas see toimib ja või sa lihtsalt jälle läksid ja vaatad, mis saab ja kuhu ma välja jõuan või üldse sellega mingi eesmärk lõpuks? Sellega ei olnud ühtegi eesmärki. Ma vähemalt üldse, ma mõtlen, tal ei olnud ajalist eesmärki selles mõttes. Ja mu ainuke soov oligi lihtsalt keskkonnaga tutvuda ja inimestega enda ümber ja lõpuks see muutus headuse reisiks. Ehk siis kohata seda headust, näha seda headust igas punktis, kuhu ma jõuan. Ja uskuda, et kui ma olen siin väikses külas, siis siin on ka see olemas. Ja keegi siit nurga tagant on valmis mind täna aitama. Ma võin kuulda 10 eid, 20 eid, aga sealt tuleb lõpuks see üks jaa. Ja see on täpselt see, mida ma täna vajan. Et jah. Kas sul oli mõni selline ka, kus sa ei leidnudki endal mingit hoovinurka või mõnda varjualust? Jaa, need on kindlalt seotud mingi mõtlengi sellise, et on üksikud kohad küll olnud ja et endal oli mingi ebamugav kuskilt minna küsima või öelda. Näiteks ütleme, kui ma eri kultuuripunktides, näiteks Aasias, Lõuna-Ameerikas, Kesk-Ameerikas, seal on nagu kuidagi inimesed on rohkem väljas, lihtsam on nende poole pöörduda. Kui ma juba Ameerikasse jõudsin, siis inimesed olid rohkem tubased. Ja siis see tundus lihtsalt ülimalt kummaline minna kellegi uksele koputama või minna ja sisse või oodata, et keegi tuleb. Karjuda saad 200 meetri pealt. Ei, sina seal, mul on sulle küsimus. Et see pani ikka päris korralikult proovile mu kuidagi tohutu suure ebamugavuse selle kõigega, sest eriti kui ma Euroopasse jõudsin, siis olid nagu, no siis olidki need majad ja lihtsalt, nagu siingi meil Eestis on ju, lihtsalt maja ja uks ja lihtsalt kopp ja tuleb vastu ja esimene küsimus, tere, kas võin täna sinu juures peatuda? Kuidas palun? Kusjuures meil on tulnud niimoodi ette. Ja minu meelest oli üks isa oma pojaga, kes koputaski ja ütles, et kuulge, et me ei tea, et kus siin kelle maad jaotatud on, aga meil oleks vaja kuskil magada, et kas me tohime oma telgi panna teie hoovi püsti. Aga kuna meil siis minu isa juures seal ruumi on, siis nad said endal mõneks ööks täiesti mõnusalt tuppa ja duši all käia. Täpselt, see ongi lihtne näide sellest, mis minu reisi ajal juhtus. Et eriti rattaga oli see niimoodi, et kuidagi inimesed olid väljas Kesk-Ameerikas näiteks, siis ma küsisin, aga kui oli juba Ameerika, siis oli natuke koppi ka ja kõike muud ka. Või siis, kui ma kohtasin kedagi täpselt sõidu ajal või midagi. Aga kuidas sa siis lahendasid selle olukorra, kui sa ei leidnudki või kui sa siis võib-olla ei otsinudki nii väga? Jaa, need korrad. Ma mäletan, mõned üksikud otsimist olen ma jätnud väga hilises suhtusse. Turvatunde eesmärgil soovitan seda mitte teha. Et pole, seda ärevust tekib mingi pisikene juba, isegi siis, kui ma korduvalt seda teinud on. Aga mulle ei mitte kunagi mugavaks küsida öömaja endale. See ei olnud asi nagu umbes, et öeldakse, et kui ühte, ma olen kuulnud ja ma olen enda peal kogenud ka, et kui ma mingit asja korduvalt teen, see läheb kergemaks. Ta läks tõesti natuke kergemaks, aga kuule, kergeks ta kunagi ei läinud. Et see oli alati mingi veidus, aga ma arvan, et see oli lihtsalt hästi palju seotud ka enda vaimse ja emotsionaalse rännakuga ja kõige sellega selle sees. Aga kui ma ei leidnud mingit kohta, siis ma lihtsalt püüdsin selle telgi või mingi asja kuhugi poetada, aga niimoodi kohta, kus kohas ma teadsin, et see on lubatud. Ehk siis ma mõtlen, ma mäletan, et mul oli hästi oluline, et mul on luba panna oma telg siia või mul on luba olla siin krundil. Et mul ei ole niimoodi, et umbes, et
nii üks tuleb meelde, kus mul ei olnud luba ja siis kell 12 öösel äratati mind üles ja ma pidin oma võrkkiige kokku pakkima ja lahkuma. See oli Indoneesias. Nüüd tuleb üks kood meelde, see oli mingi ärihoone ja ma olin seda 2 posti vahel ja ma selle pandsin. Indoneesia tundus mulle kuidagi, ma ütlen valesti, nägid, Indoneesiale tegin haiget praegu. Singapur, parandan. Et see oli kuidagi midagi oli selles nii keeruliste inimesteni nagu jõuda kuidagi. Ja siis ma nagu lõpuks lihtsalt võin, et ma olen nii läbi, ma enam ei viitsi ja siis ma panin 2 posti vahel selle võrkkiige ja siis kell 12 oli see vist, ma arvan, et see oli selle maja valvur või midagi. Vabandage, te ei tohi siin olla, mõni. No tegelikult ma teadsin seda. Aga äkki sa siis korjad ennast kokku ja mõtlesin, et kas peab või? Korjasin kokku ennast. Nii et see oli üks koht, mis mul praegu selgelt meelde tuleb. Aga siis ma mõtlen... No võimalik, et oli mõni üksik veel, aga praegu ei tule meelde. Aga muidu ma küsisin, näiteks ma olen tuletõrjujate juures olnud ka, kui öelda nagu mitte peresid, on ju. Ma olen tuletõrjujate juures olnud, on ju. Ma olen olnud hostelis natuke mingit vahetustööd teinud, on ju. Ma olen politsei juures ma ei olnud, parandan. Ma olen sõjaväe juures ka olnud ühe korra. Ja siis... Oota, mis need kummalised kohad veel on? No neid on, mul tulegi praegu meelde. Neid kummalisi kohti on päris mitmeid. Praegu tuleme, üks oli haigla, mis ma enne ütlesin, neid on ka paar olnud. Aga neid tuletõrjujaid, neid on päris mitmeid eri riikides. Ja, no et olen küsinud neilt, et kas tohib. Ma arvan, et hästi palju on kinni ka selles isiksuses, kellena ma nende poole pöördusin ja kes ma olen nagu. Et see on ka hästi kuidagi... aitab kaasa sellele, ütleme siis niimoodi tohutult. Ja ma arvan, et see minu isiksus on ka see, mis on mulle aidanud hästi palju uksi avada. See lihtsalt, et ma kuidagi, isegi kui ma olen oma, ma ei tea, oma emotsionaalses ja vaimses tervises seal, kus ma olen olnud eri kohtades, on ja, siis mul on ikkagi see avatus ja usk ja mingisugune nagu hakkamine nagu olemas ja minus on mingi rõõm, on ja siis see kuidagi midagi sellest nagu aitab seda kõike kergemini luua, ma olen märganud. Aga kas sa ju kohtusid tohutult paljude inimestega? Kirikute sööbisin ka, võtab veel, bensujaamade sööbisin. Vast tuleb veel meelde. Okay. No mõtle, kui sellist kummalisi asju on. Lennujaamas olin 7 päeva, olete näinud seda Tom Hanksi filmi, mingi lennujaama filmi, mul ei tule selle nimi meelde. Terminal või midagi. Vot täpselt seda elu elasin ka veel 6 ööd. Kuidas see juhtus? Ma tahtsin kuidagi Kagu-Aasiast siis, ütleme siis Singapurist, ma tahtsin saada kuidagi Lõuna-Ameerikasse ja siis ma otsisin võimalusi, kuidas ma saaksin selle finantsilise toetuse, et üle lennata. Ja siis lõpuks Delfi oli see, kes kuidagi appi tõtta, siis inimesed, kes seda artiklit lugesid ja toetasid rahaliselt seda piletit. Aga ma pidin selleks artikli kirjutama, aga ma pidin Singapurist vahepeal lahkuma. Mu ühed tuttavad kelle juures, mitte tuttavad, kellega ma sain tuttavaks, nemad saatsid ma Singapuri. Siis ma seal lennujaamas ootasin, mis saab sellest Delfist. Ja siis ma ootasin, ma andsin endale 5 päeva, ütlesin juba, et okei, kui 5 päeva jooksul pole raha koos, artikkel kirjutada raha koos, siis ma ei tea, mul lihtsalt, et ma jätkan siin Malaisias ja siis võib-olla ma lõpetan kõik, on ju. Ja siis 5 päeva jooksul oli raha koos. Ja siis ma ostsin selle pileti ära ja lendasin Lõuna-Ameerikasse. Aga ma olin 6 ööd seal põhimõtteliselt lennujaamas. Wow. Nii et sain süüa. Väga veider oli küsida, aga sain. Mõned olid, kes lihtsalt reisisid läbi ja aitasid mind. Ja siis olid ka need toidukohad. Minust kõige humoorikam selle juures oli see, et see on 2 lennujaama. Tol hetkel oli 2 lennujaama. Üks on vana lennujaama, üks on uus lennujaama. Mul pole õrna aimegi, et see on mingi uus lennujaama. Mina olin vanasse jõudnud, on ju see, kus ma sisse lendasin. Kelle juures ma Singapuris peatusin. Nemad ei lubanud, lausa keelasid mul hääletada Singapurist Malaisiasse. Ja nad nagu lihtsalt ütlesid, et me ostsime sulle lennupileti ja sina lendad sinna. Nii et niimoodi ma sain selle lennu sinna Malaisia lennujaama. Aga ma jõudsin siis vanasse, mina ei teadnud, vana uus. Olen seal juba mingi mitu päeva, on ja siis ma ei tea, kus kohas see... mul üks tuttav pidi just jõudma sinna lennujaama, et kuskil edasi reisida. Ja siis ta ütles mulle, et ma jõuan nagu, ma ei tea, homme või midagi, on ja. Siis ma ütlesin, väga äge, on ja. Ja siis ma sain teada, et see pole see lennujaam, kus ma praegu olen ööbinud mitu ööd, vaid see on mingi muu lennujaam. Ja siis ma sain teada, et on suurem ja uhkem ja uuem ja seal on palju rohkem toidukohti inimesi. Ja siis ma sain kõhude naerda. Aga vahva oli.
Vau, issand. aga lennujaamades on väga ebamugav magada, ausalt. Küll ebamugav. Ja minu meelest lennujaama toolid on ka täpselt sellised, need on alati metallist kohad seal, nii et see ei ole mugav, siis alati toolide vahel on suured ka mingid metallist augud jäetud, et seal ei ole tõesti mitte kuidagi mugavaks. Ja konditsioneer on ka alati kuidagi natuke liiga põhjas. Nii et ma mäletan ühel korral, kui ma tulingi sealt Aasiast üle Lõuna-Ameerikasse. No mina ei tea, geeniused jätsid mu koti kuhuga Ameerikasse. Ma olin juba kotita, mul polnud ei riided, mul polnud magamiskotti midagi. Nüüd mul polnud nagu kotti ka. Ma olen väikseid kasse, mis mul olid. Ja siis ma olin seal lennujaamas nagu lukus pidin oma kotti ootama, lootes, et see kunagi jõuab. Ja mul oli nii külm, ma lihtsalt värisesin seal lennujaamas. Ja ma olin just selleks hetkeks, ma olin vist äkki, ma ei mäleta, kas ma olin 46 tundi oli ma lennus, sest selle lennu jooksul oli juhtunud lihtsalt liiga palju kõike. Ja nagu kui ma Malaisiast lahkusin selle lennuga, ma mäletan, see oli nii, et meie lennuk oli mingi üle 200 inimese pidi peale tulema, aga tuli välja, et enamus neist pidi olema koolilapsed, kes tulid viimasel minutil peale, siis tuli välja, et neil on mingi tõsise terviseprobleemid ja siis hakati ükshaaval neid välja viima ratastoolis. Ja siis lend lükkus edasi, sest et see trall jätkus nagu ja siis lõpuks öeldi, et meie lenduri tunnid on nagu läbi ja nad peavad seda pilooti vahetama. Ja siis paluti meil kõigil lennukist lõpuks lahkuda. Ja siis selle asemel 10 õhku tõusime kell 4 öösel õhku. Nii et see oli see niimoodi, kas see kogu lend pihta ja kogu aeg oli mingi tralle seal, nii et see oli põnev, hullult väsitav. Ma kujutan ette, et see on väga väsitav. Aga ikkagi enne üks küsimus, ma tahtsin küsida, et sa kohtusid oma seikluste jooksul nii paljude inimestega, sest nii paljud inimesed siis pakkusid sulle ju abi ühel või teisel viisil. Kas sa mingite nende inimestega hoidsid ka hiljem kontakti veel edasi? Jaa, või noh, Ma kujutan ette, et kõigiga sa ei jõua kõik, kes sa oled 3 aasta jooksul kokku kogunud. No osadega mul on kontakt siiamaani, vähestega. Ja ütleme, mitmed tahtsid kontakti hoida, aga see küsimus on, kuidas läheb. Ja siis ongi, et hästi, kuidas läheb, hästi. Tohutult väsitav. Ja siis oli mitmes riigis nii-öelda, nemad ütlesid, et mina olen siis sinu ema. Nad olid väga armsad inimesed ja olidki no, ja hoolitsesid mu eest. Aga kui ma nagu edasi lähen järgmisse punkti, siis neil oli soov, nagu, et ma annan teada, kuidas mul läheb ja kas mul on hästi kõik. Ja siis lihtsalt see muutus kurnavaks, sest et see ei olnud see viis, kuidas ma reisida soovin. Nagu. Nii et ma olin väga passiivne, ütleme, nendes suhtlustes, aga vahepeal harva küll mõned üksikud jäid niimoodi, et vahepeal ikka mingi mõne nädala tagant või kuu tagant mingi paar sõna ikka vahetasime. Aga tegelikult see on hästi, hästi, hästi kurnav. Number 1 juba sellepärast, et kui ma reisisin ilma rahata, siis see tähendas minu jaoks ka seda, et mul ei ole internetti kuskilt võtta. Mul ei olnud tampoone lihtsalt tõmmata kuskilt poest, ma lähen viskan nagu mingi raha kuhugi, saan neid, ja siis mul ei olnud niimoodi, et ma lähen ostan nüüd uue SIM-kaardi või ostan raha SIM-kaardile, et see kõik oli nagu ei. Mis tähendab seda, et ma pidin reaalselt leidma wifi koha ja neid ei olnud tol hetkel, et sa pidid reaalselt nagu teadma, kus seda võib-olla on ja pidid reaalselt selles suunas liikuma, noh näiteks bensujaam, kui hästi läheb on, või siis linna sisse mingisse kohta või võib-olla kellegi, kodudes ma ei mäleta ühelegi wifi't vähemalt Aasias ega Lõuna- ega Kesk-Ameerikas. Kindlalt oli, aga mul need puuduvad täiesti need teadmised. Nii et jah. Aga need, kellega sul täna veel mingi kontakt on, kas sa hiljem oled nendega kohtunud ka? Ma mäletan. Jaa, olen küll mõndadega kohtunud ja olen mõne ameeriklasega olen näiteks kohanud eri riikides. Näiteks ühega käisin Kuubal, teisega käisin Costa Rical. Ja aga neid nii-öelda aktiivseid kontakte, neid on üpris vähe praegu. Sest ma tegelikult ma ei näe, et ma olen see inimene, kes nagu netidel suhtleb väga. See on kuidagi mulle liiga palju, sest et mul nii palju muid asju toimub lihtsalt siin, täna, praegu ja siis see net juurde. See mulle väga meeldiks mitmed inimestega suhelda nendest, aga lihtsalt ma ei näe, et mul on see võimekus.
aga ma arvan, et see tegelikult ei ole ka nii väga oluline, et kellegagi niimoodi tihedalt suhtlema jääda, aga lihtsalt vahepeal ongi tore, kui sul on need kontaktid olemas ja juhtud kuskile nende elukoha kanti ja siis kirjutad jälle, et ikka on tore, isegi kui ei ole mitu aastat ja suhtlenud. mul mõne üksiku kohaga on meeles, mul on olemas kaart, kus ma panin täpid, kus ma ööbisin. Nii et ma saan Google kaardiga, mul on tärnid, siis ma saan Google kaardiga sisse zoomida täpselt selle maja juurde, kus ma ööbisin. Nii et kui ma peaksin reisile kunagi minema, siis ma saan oma tärnid lihtsalt ette võtta ja ma saan tärnide koha peale minna. Aga nüüd on teine küsimus, et see, et kas ma mäletan neid inimesi. Ma mõtlen, on mõned inimesed, keda ma väga hästi mäletan, aga on väga mitmed, keda ma ei mäleta, sest et see hetk oli nii üürike kogu reisi vältel. Et jah. Aga näiteks Costa Rical, kui ma läksin tagasi, siis ma käisin ka selle Costa Rica perel külas. Ja nad on väga armsad ja nad olid väga rõõmsad. Tegime üllatuse, neil on väga rõõmsad, kui nad nägid. Vau, nii kihvt. No. Tõesti väga äge. Täiega. Mind ennast ikkagi, ma tuleksin jälle nüüd ajajoonelt sinna punkti, kus sul tekkis tuli nagu see mõte pähe, mis ei jätnud sind rahule, see, et minna ikkagi rattaga edasi. Et kuidas siis, sul ei olnud ju ratast, ma ei tea, kas sa oled siis, nagu ma olen aru saanud, sa oled sportlik olnud ise terve elu. Jah, küll jah. Et kuidas sa siis lõpuks liikusid sellest punktist sinna, et sa said endale selle varustuse, selle ratta. Ja see üleminek seljakotilt on ju. Just. Ja no alguses ma ei teadnudki, kuidas see võimalik on. Sest et kui ma hakkasin seda asja ajama, ma mõtlen, ma olin Peruus, kui ma hakkasin lõpuks otsustasin, et okei, nüüd ma püüan selle võimalikuks teha, et see üleminek seljakotilt rahakotile viia. Selle perioodi jooksul ma siis olin tõmmanud lõpuks oma konto tühjaks šamaanide juures, siis tervendajate juures, sest et ma tundsin, et mul on see vajalik ja siis seal ma tõmbasin oma konto tühjaks ja võtsin sõpradelt veel laenu. Ja siis ma olin päriselt esimest korda elus ilma rahata ja see oli teistsugune tunne. Aga et sel perioodil ma siis mõtlesin ka lahendusi, kuidas ma saaksin ülemineku teha ja siis keegi tuttav, hästi lahe inimene Austraaliast, kes on ise ka reisinud ja erinevaid viise leidnud, kuidas nagu mingeid asju nagu teostada. Ütles mulle, et aga proovi sponsorlust või midagi sellist ja siis ma mõtlesin, et no ma ei tea, kõlab kreisilt, aga ma proovin siis. Ja siis ma hakkasin võtma ühendust erinevate ettevõtetega, kes võiks mind aidata. No näiteks, ma ei tea, rattakotte teeb selline firma nagu Ortlieb. Nad on muidugi üks juhtivaid ka, on ja. Ma saatsin lihtsalt otsejoones neile kirja, mida ma teen, mis mul plaanis on ja et kas nad tahaksid mu reisi toetada. See läks õnneks libedalt. Nad saatsid mulle Pannierid siis kotid, mille sisse lõpuks mu asjad läksid. Aga ratast mul muidugi ei olnud. Mul oli tükk aega. Ratast ei olnud mul. Et ühesõnaga ma kuidagi võtsin eri kohtadega ühendust, nagu, kes aitaks mind kuidagi üleminekul. Sest et see oli kuidagi, nägi mulle välja nagu täiesti teist tüüpi reis nii-öelda. Et ma sain, riided sain jätta, on ju. Ja, aga mul oli ka mul oli vist põrkkiik, mis oli väga suur ja see oleks ühe koti sisse mahtunud, nii et mul oli vaja leida ka muu nagu lahendus, et kuidas magada. Aga ma võtsin ühendust erinevate firmadega, mõtlesin välja, kes nad olla võiks. Võib-olla totter otsus oli see, et mitmetel ma pöördusin nagu Ameerika firmade juurde ja ma ei teadnud, et see saab probleemiks, kui ma Panamalt alustan, et see transport Panamale, need asjad transport on üks tohutult suur keerukus. Ja see oli tõesti asjad lõpuks jõudsid kohale, kui see keeruline. Aga mul olid päris mitmed asjad juba koos. Ma pool aastat ajas need asja kokku ja samal ajal tegin muid asju. Ma ei tea, ma mäletan, ma olin hostelis ja ma lihtsalt vist, kas ma seal hostelis äkki tegin natukene nagu koristamist või ei mäleta, mis tööd ma tegin. Üldse ei tule meelde, aga midagi ma tegin seal ja selle eest nad andsid mulle süüa ja ma võisin seal elada. Ja sel ajal ma lihtsalt nagu püüdsin, ma tahtsin selle rattareisiga kaasa, kui mul see rattamõte tuli, siis tuli niimoodi, et ma reisin läbi Kesk-Ameerika ja ma ühendan sellega mingisuguse nagu connect a cause. Ma ei tea, kuidas eesti keeles võiks olla, aga ühendan mingisuguse mingi teema või midagi, ma ei oskagi öelda, kuidas ta öelda. Ma ei oska ka välja mõelda, kuidas seda tõlkida. Aga mina otsustasin, ma ei teadnud, mida teha ja siis mu üks tuttav soovitas, et ma võiksin, kuna ma olen ise olnud kunagi lastekodus pikka aega,
et ma võiksin siis võtta orvud selleks teemaks. Ja siis, kui ma olin seal Panamaal ja püüdsin oma üleminekut kokku saada, et kuidas neid asju kokku ajada ja ratast saada ja kõik, mis sellega seondub, siis ma samal ajal otsustasin, et ma nüüd olen ka hääl orvudele ja siis ma hakkasin uurima, kes seal Panamaal selle teemaga tegelevad. Nii et ma samal ajal kohtusin nende inimestega, hakkasin kogu seda asja ka veel uurima ja õppima. Ja siis ma mäletan, ma sain oma asjad enam-vähem kokku ja siis ma kellelegi ütlesin, et nii, et mina lahkun, ma ei mäleta, kas ma ütlesin 8. või 9. juuni või midagi sinna kanti ma ütlesin. Ja siis ma mäletan üks inimene ütles mulle selle peale, et 2 nädalat oli sinna selle Kuuba ja ütleb selle peale, et vägev on ju, et sul ratas on olemas, ratast veel ei ole. Aga kuidas sa siis lahkud? Küll ta ka tuleb. Aga endal oli muidugi hull ärevus ka sees sellega või midagi, nagu mõtlesin, mis asja nagu. Et meil oli mingi 2 rattapoodi vist oli tol hetkel Panamaal, ma mäletan. Äkki oli rohkem, aga ma olin 2 teadlik. Ja siis ma lõpuks läksin mingi, ma ei tea, ma olin juba mitu korda käinud seal niimoodi rääkima, siis ma ei saanud üldse selle põhiinimesega rääkida, selles lõpuks. Ma ei andnud alla, ma lihtsalt läksin uuesti. Siin on nii, et kas teil on täna see manager kohal või? Iga kord ei ole, ma lähen uuesti tagasi, no kas täna on manager kohal? Siis lõpuks üks päev sain sinna, ta oli nii tüdin minust. Ütles selle, võta see ratas ja mine. Mõtlesin selle, mis asja? No selles mõttes, et tüdin, ma küsisin manageri nagu. Et ja siis mõtlesin, et aga nagu, et ma hea meelega nagu panen teie nime ka kuhugi ja nii kuumuks, kuidas ma oskan. Meil on nii suva sellest, sa ei pea meie nime mitte kuskil reklaamima, lihtsalt võta see ratas ja mine. Ja siis nädal aega enne reisi ma sain ratta. Okay. Ja siis mul olid asjad peaaegu koos. Aga ma mõtlen, kõige ägedam asi, mis ma tegelikult sinna rattareisile kaasa sain minu arust, oligi see, et keegi tuttavadest, kellega ma vist kohtunud, ütles mulle, et kuule, et mingi asi on olemas nagu diivakapp. Siis ma olin, et see on. See oli 2015 aasta siis on ju. Ja siis no see tampooni pole vaja. Äge on ju. Ja siis seda mul läheb küll vaja, et ma mõtlen, ma ei tea, kus ma neid saama hakkan siin tee peal. Ja siis ma kirjutasin neile ka ja nemad saatsid mulle selle. Ja siis, aga mul oli mingi, kas see temperatuuridest, elu muutustest, siis mul hästi pikad pausid ja siis hästi kaootilised kõikide nende päevadega. Ja siis ma ei olnud seda saanud enam proovida ju. Ja siis, kui ma reisile läksin, siis mingi nädal või 2 nädalat peale seda hakkas mul päevad ja siis hakkas muidugi kõige ebasobilikumal krundil ja siis mu kelt oli täis, mu kõik asjad oli täis ja siis see vets oli pime ja siis see kõik oli must, ühesõnaga see oli hullumaja täiesti. Sest ma ei osanud seda asja sisse ka panna korralikult, ühesõnaga. Aga ma olen selle nii tänulik, et ta on täna siiamaani minuga, see lahendus nii-öelda. Ja see tegi kogu see reisi naiseks olemise juures siis tohutult palju lihtsamaks. See on võib-olla mu nii-öelda kõige suurim kink naisena sellisel reisil. Ma kujutan täiesti ette seda. See on täiesti üks tänuväärt. Ja ma mõtlen, kuna mul pole seda raha, et ma saan poodi minna tampoone osta või midagi muud on ju, siis mul oli, aga mul on see üks asi ja ma ei pea seda ostma, ma saan kogu aeg seda samat asja kasutada. Et see oli minu jaoks nagu hästi suur päästing. Ja nõustun ja lisan ka enda poolt, et minu elupäästi on ka siis, ma ei tea, menstrual cup või diva cup või mis öelda tahad, et ka aastal 2019 ostsin ja siiamaani kasutan ja käisin ka reisil ja tõesti ei pea nagu mõtlema nende asjade peale kogu aeg olemas. Ja hästi mugav. Ja naisena teeb reisimise nii palju mugavamaks kui enne. Loomulikult see kõik võtab aeg, et harjutada ja täiega. See võib olla natuke ebamugav osa seal, aga muidu jah. Ja isegi mitte ainult reisimise, vaid üleüldise elu. Aga ekstra reisimisel. Ja. Aga ma tean, sa ütlesid, et sul kuskilt tuli see mõte, et minna rattaga reisima, aga mul on ikkagi, okei. Mulle meeldis see mõte, et hääl lihtsalt. Mul oligi siin tunne, nagu ma kuulsin mingit valjut häält enda sees. Sest ma mäletan, ma lihtsalt olin seal rekkas ja ma olin, et Pekki, ma tahan mulle emaga kuidagi, isegi kui ma olen kaugel, aga ma tahaks, et ma ikka tunneks, et meil on parem suhe või lähemal. Ja siis ma kuidagi istusin seal ja oma arust püüdsin mediteerida, midagi aru ei saa, mida see pagana meditatsioon üldse tähendab. Istun seal niimoodi, kas see vaikus, see ongi meditatsioon. Ja siis ma olen seal, ja siis tuleb mingi tugev hääl pähe ja ütleb mulle, et nüüd sa sõidad Kesk-Ameerikast läbi rattaga. Ja siis sel hetkel tekkis see. Siis ma olin, et esimene nii-öelda meditatsioon ja siis tuleb mingi kohutav uudis ka veel. Vau, sest minu esimene mõte oli see, et kui sa selline hääletasid
et miks sa siis otsustasid ratta võtta, et sa saad ju hääletas palju kiiremini edasi, aga võib-olla see eesmärk ei olnudki nagu kiiresti liikuda. No võib-olla see oli see ka, et vaata, see kuidagi see viis, kuidas ma reisisin enne rattaga, see oli kuidagi oma enda ammendanud ja ma kuidagi tundsin, et ma ei oska kuidagi tagasi anda. Ja siis, kui see hääl tuli, et umbes, et nüüd tee sama reis rattaga läbi Kesk-Ameerika ja ühenda see mingi asi sellega, on ju, minu siis häälorbudele, on ju. Et siis see nagu, ma tundsin, et nüüd ma annan tagasi esimest korda, aga tegelikult ma ei saanud aru, et tegelikult ma olen kogu aeg tagasi andnud, aga see võiks mul aega enne, kui ma hakkasin aru saama, et tegelikult see, et ma nüüd häälorbudele, see ei tähenda seda, et nüüd esimest korda selle reisi jooksul ma annan tagasi. Või kuidagi, et mina panustan ka siia ühiskonda või kuhugi, on ju. Mina tundsin, ma kogu aeg võtan, on ju, aga ma ei anna midagi. Ja siis, kui mul see tekkis see rattateema ja see nii-öelda millega seda siduda siis, ehk sorvud, et siis tekkis see tunne nagu, et nüüd ma annan tagasi ja nüüd mul on rohkem tasakaalu. Aga mul võttis aega, et aru saada, et mul ei ole vaja selleks olla häälorbudele, et see tasakaal olemas oleks. Sest seda kogu aeg on olemas olnud, aga ma lihtsalt ei osanud seda nagu näha, enda väärtust ei osanud näha. Sest kui keegi küsis mult umbes, et aga kuidas, mul on küsitud seda korduvalt, aga kuidas sina siis, mina tean, kuidas mina sind aitan, mina andsin sulle täna öömaja ja annan su toitu, aga kuidas sina mind aitad, muine? Aga ma ei tea, ma näiteks inspireerin sind sellega, mida ma praegu teen ja mingid sellised vastused olid mul sellised vastused natuke, on ju, aga nagu minu arust ka tõesed, on ju. Ja siis lõpuks ma mingi hetk siis hakkasin võib-olla uskuma, et ma olen ka ju vaba. Aga ma tundsin nagu, et minu isiksus, see, et oma aega annan, ma olen reaalselt kohal, ma suhtlen, isegi kui ma keelest aru ei saa, ma püüan kohal olla, aru saada, mis toimub, püüan kuidagi kas või kehakeelest suhelda. See on päris, see võtab väga palju ja päsitab väga palju, aga see oli ka väga andev ja hästi armas. Et mina nägin seda kui andmist tol hetkel, aga mingi hetk ma kaotasin selle usu sellesse ja siis ma nagu taastasin selle usu kuidagi. See on hästi huvitav, sest tegelikult kui nii paljud ju reisivad couchsurfingu võimalusi kasutades, kus on täpselt samamoodi, et üldse, et kui sa võtad kellegagi ühendust, et ma nüüd sooviks sinu juurde tulla, sama küsimus, et aga mida saan mina omalt poolt pakkuda. Ja mina olen ka alati, kuna ma ei tea, ma ei ole mõelnud, et mul on erilised mingi kokkamisoskused või midagi, ma olen ka mõelnud, et ma olen kohal, ma vestlen ja minu peas tundub see nagu väga loogiline asi, et me nagu vahetamegi seda, ma ei tea, vestlusi ja kõike kuidagi harime teine. Seda mõtlen see kohalolu. See on ju minust üks ilusamaid tinke, mida pakud sama pluss kuulamine. Aga minu meelest selle couchsurfiga tegelikult on nagu, ja mis mul oli ka, tuli kohe see mõte, et see ei olegi see, et mida sa annad vastu konkreetselt sellele inimesele, vaid pigem just see, et sa annad nagu vastu tervele ühiskonnale või siis couchsurfi osas siis sellele kommuunile, et kui sina täna mind host'id, siis kunagi, kui mul on ka see võimalus, siis mina hostin mingit inimest vastu. Et see ongi nagu võib-olla selles suhtes tagasiandmine ja et see inimene, kes sind siis nii-öelda täna enda juurde võtab, võib-olla tal on kunagi mingisugune selline hetk, et see ongi võib-olla just selline headuse vahetamine, mitte see, et ma annan sulle öömaja ja sina, ma ei tea, korista mu toad ära umbes, on ju. Et ma arvan, et see on, ja ma arvan, et just reisijad inimesed mõistavad seda rohkem. Et see ongi see, et kui mina teen täna midagi head, siis küllap ma saan selle kuidagi kuskilt mujalt tagasi ka. Ja mulle ka meeldib see, et see on nagu selline nagu, sina aitad mind, on ju, mina aitan kedagi teist, tema aitab kedagi teist, on ju. Et see pea olemagi selline vastastikune. Ja, et lõpuks see ring ikkagi lõpuks täitub kuidagi moodi. Ja see ongi täpselt, et oma võimaluste piires, et sul ei olegi praegu, ma ei tea, võimalust, mis iganes asja vastu pakkuda. Et sa annad täpselt nii palju, kui sul on ja kunagi, kui sul on rohkem pakkuda, siis pakud rohkem. Ja see on tõesti ilus mõte, sest ma olen ikka vahepeal pead murnud seal, et aga mul ei ole ju nagu erilisi, ma ei tea, mul ei ole gitarri kaasas või ma ei oska gitarri mängida või ma ei oska kokata, et mida on päriselt mul pakkuda, et tekib see küsimus. Ja tegelikult nüüd ka sinu sellel näitel ma ei oska tuua mingisugust, et kas see samastud selle kuidagi, aga couchsurfingu osas tegelikult need inimesed, kelle juurde sa lähed, nemad saavad nagu mis ma ise tunnen, kui ma kedagi olen hostinud ka, et mina saan näidata enda kodumaad või enda kodusaart siis praegusel hetkel. Et ja näidata ja õpetadagi nendele mingid asja ja see annab mulle nii palju mingit
energiat või sellist asja, et sa annad mulle selle, tegelikult annad ohjad ju minu kätte, et kuule, mina nüüd näitan sulle, et mis siin on näha ja mis siin on teha ja et kuidagi see, et mingi energia. No mõtlen, ongi neid couchsurf, kui ma Austraalias olin, siis ma tegin ka couchsurfi ja ühes kohas tegin veel hästi vähe. Aga muidu rahatreisi jooksul see oli mul teema, et ma ei tee seda. Ma tahtsin nagu offline couchsurferid. Ehk siis ma ei pea internetis olema ja neid sõnumeid lugema ja profiile vaatama ja saatma neid. Ja mulle hästi oluline see, et ma loen need läbi ja ma keskendun edasi. Aga oota, ma tahtsin üht asja öelda. See läks lappama nüüd. Läkski lappama. Midagi sinu selle mõtte jätkuks. Nojah. Sinna ta läks. Sinna ta läks. Ei ole hullu. Nüüd tuli meelde. Vaata, need on nii palju erinevaid, kes kasutavad seda couchsurfi teenust, on ju. Ja tegelikult, kuna ma olen olnud erinevate inimestega, ma mäletan Austraalias, kes on väga palju inimesi hostinud ja ta ütles ka, et tulebki see on väga kirju seltskond, kes tuleb ja mõned tulevadki lihtsalt nagu nahaalselt, ta ütleski niimoodi, et nahaalselt sellega lihtsalt, et neil on ööma olemas lihtsalt ja mitte miski muu need ei hooli nagu. Ja see on inimesed, kes nagu reaalselt võtavad seda aja, et sinuga kooski asju teha, sinuga suhelda, sest tegelikult kui minu jaoks on hästi oluline, kui ma lähen kellegi koju ja ta avab mu uksed mulle, on ju, et siis, et ma võtan selle aja, et ma veedan ka selle inimesega koos, aega koos, ma õpin teda tundma. Ja ma olen aru saanud, et on inimesi, kes, ma mõtlen, kui ma mäletan see, mis minu host rääkis, nagu, ta ütles, et hästi palju erinevaid on. Ja see oli see, mis talle võib keerukast arvist, sest kui mina pole selle poole peal olnud, kus mina avan oma koduuksed niimoodi, et keegi regab ennast, nüüd tuleb, on ja nüüd tuleb järgmine. Mul pole seda kogemust, sellest mina selle kogemuse pealt ei saa rääkida, aga ma mäletan tema kogemusest, et tal oli see dilemma nagu. Et tal oli hästi oluline see, et umbes, et aga ma mõtlen, erinevatel ongi erinev kogemus, aga ma arvangi, et see võib, et see, et tahadki, et natukegi nendega koos teha, ma arvan. Aga jah, see kitarri mängib, see kõlab väga huvitavalt. Või mis iganes näited, on ju. Aga ma mäletan küll, ma olen küll mingid profiile selliseid näinud ja aga võib-olla mis mind couchsurfingu ajal, ma tean, ma mõtlen, kui ma reisisin oma rahata, üks põhjus, miks ma sellest välja jätsin, oligi see, et mulle vahepeal tundus nagu, et mul oli hästi oluline, kellele ma selle sõnumi saadan, ja ma võtsin aega, et lugeda, uurida, on ja siis ma alles saatsin. Ma ei olnud niimoodi, et umbes ma võtan selle täpse küla ette ja siis ma pommitan seal kõigile, kes mul ette tulevad, on ja nagu niimoodi. Ja see võtab aega nagu, et millal nad vastavadki, on ja siis vahepeal tšekkamine. Aga mis võib-olla kõige selline demotiveerivam mul selle juures oligi see, et sel hetkel, kuna ma reisisin rahata, ma ei tea, kuidas ma liigun, millal ma liigun, kui palju ma saan edasi liikuda. Ma ei saanud absoluutselt sellist asja planeeridagi. Number 1, mul interneti enamjaolt ei olnud. Ja number 2, ma isegi ei tea, millal ma sinna punkti jõuan. Nii et põhimõtteliselt oli kõik nagu, mul oligi vaja offline couchsurfit sel hetkel nagu. Aga ma nägin küll, et inimesi hästi palju liigutas see, kelle kodudes ma siis peatsin, oligi see just, et ma olen kohal ja ma teen asju nendega. Isegi kui need on väga lihtsad asjad, et see oli hästi armas. Sest mina tulen ka alati, kui ma olen hostinud kedagi, et siis ma kangesti tahaks ikkagi kuulda ka seda, et esiteks üldsegi, miks nad tulevad Saaremaale kõikidest võimalikest kohtadest siin maailmas on ju. Ja üleüldsegi, et kuidagi, et kuidas nad reisivad ja mismoodi ka, et ma alati üritan nendel oma aega ka leida, et vahel on tore linna peal omaette ringi vidata ja minna just nendesse kohtadesse, mis sulle tundub huvitav. Aga maailma kõige mõnusamad asjad on, kui sul on see couchsurfer külas ja siis te istute õhtul sööte, siis hästi paljud couchsurferid tegelikult on, et kuule, et ma vaataks, et mis sul siin kapis on, et ma teeksin süüa sulle mingit enda asja, mis on väga äge. Lihtsalt siuke lisavoonus, mis mul on ka alati hea meel teiste kultuuri toite proovida. Aga siis istud seal ja lihtsalt arutad elust ja kuidagi täiesti mingitest teistest vaatenurkadest ja kultuuridest ja siis endal on ka alati siuke, et appi, ma võin ruttu minema kuskile jälle seiklema. Mõned näiteks oma profiilides ongi kirjutanud, nad tahavad kultuuri endale lähemalt uuesti, et nad ise neil aega reisida või nad ei soovi veel reisida. Aga nad toovad selle nii-öelda reisi endale koju. Ma mäletan, mitmetel oli see ka kirjas. See oli nende boonus, miks nad seda couchsurfingut nii-öelda pakuvad hostina siis. Ja sellepärast alati tasubki ka nagu just rääkidagi, kust sa ise pärit oled. Sest et Eesti on ju väga paljudele jaoks ikkagi ka täiesti mingi tundmatu, ma ei tea, 7 maa ja mere taga mingi väike koht, mida tegelikult polegi olemas. Ja paljud küsisid, kas see riik üldse eksisteerib. Ma ütlesin, et täitsa olemas on. Ütlesin Venemaa kõrval. Soome all. Ja
selles suhtes ja muidugi pole üldse hea öelda Venemaa kõrvast, Venemaa on nagu kõige suurim riik maailmas. Ma mõtlen, aga ma olen üldiselt ütlen ka, et kuskil Põhja-Euroopas, ma olen Põhja-Euroopas tahad, et aga mis riigis, siis ma ütlen, see on omaette riik. Et ma mõtlesin, et sa räägid mingist linnast. Meil on seal linnu küll, aga Eestis on omaette riik. See on põnev alati. Ja ma nüüd hakkan jälle tulema selle jutuga korraks siia selle rattareisi juurde, et kaua sa siis ikkagi reisisid rattaga? See oli 10 000 kilomeetrit ja ajaliselt, kui kaua see oli umbes? Ja see oli aasta ja 3 kuud umbes. Aasta ja 3 kuud. Ja millega see siis lõpuks lõppes see rattareis? See oligi niimoodi, et see algas siis juuni 2015 ja lõppes september 2016 ja see koht, kus ma nüüd rattareisi lõpetasin, oligi minu vanemate kodu. Ja see oli see hetk, kus koos ma olin 2 kuud Eestis ja siis ma läksin uuesti ära mingiks 8-9 kuuks. Ootamatult nagu tuli lihtsalt võimalus ja läksin. Et siis nii-öelda rattareis jätkus, aga hoopis teise mustri all. Jah. Okay. Aga ma mõtlen, et kui sa ütled siis vanemate kodu, siis sa mõtled seda Eesti? Jah, Eesti. Jah, Tallinna külje all Muugal. Aga kas siis tulid selle rattaga Euroopasse? Nagu ma ütlen selles... Ja ma sõitsin Kesk-Ameerikast läbi 6 riiki, kui ma nüüd täppi panin. Seal on 1 riik veel, kellest ma läbi sõitsin. Ja siis mööda siis seda nii-öelda Ameerika siis seda rannikut, lõunarannikut ja sõitsin siis sinna Florida poole. Ja siis teel olles vahepeal olid, kui mõned inimesed mulle siis nagu raha andnud, ma ei olnud enam keeldunud. Ma lihtsalt panin selle kõrvale. Ja ma arvan, et see pilet selle raha eest, nii-öelda inimeste annetatud raha eest, mida ma ei küsinud, mis siis kuidagi kogunes. Selle raha eest ma siis ostsingi endale Euroopasse pileti ja ostsin kõige odavama, mis ma sain, mis oligi koos rattaga sel hetkel umbes $350 äkki, mis on täiesti naeruväärne, ma tahaks öelda. Et ma olin üllatunud, ma nii odavalt sain. Ja siis ma sõitsingi otse Manchesteri Inglismaale. Ja ma valisin Inglismaa sellepärast, et minu sõber Liisa oli selleks ajaks sinna kolinud ja tal oli elukaaslane tekkinud. Ja siis ma tahtsin niimoodi teha, et ma sõidan sealt niimoodi, et ma sõidan siis tema juurde. Et sõitsin kuidagi Iirimaale ja siis tegin mingi muud tiirud ja siis lõpuks jõudsin tema juurde välja, olin seal mingi 10 päeva ja siis läksin edasi. Euroopas rändasin ringi veel. Ja. Wow. Et see on alati nagu huvitav ongi see, et kuidas need ookeaniületused toimunud on, kuidas see nagu võimalik on olnud, et ilma rahata, et jaa, seal on raha mängus olnud, aga see on nagu raha olnud mängus siis inimesed, kes on mulle andnud, kas kuidagi toetan seda reisi, tahtnud toetada ja siis mina lõpuks, mul on see väike summa koos ja ma olen selle pileti ostnud, on ju. Aga see ei olnud summa, mida ma kunagi toidu, transpordi ega eluaseme peale kasutasin. Et poodidesse minekut mul, sellist luksust mul ei olnud, et ma lähen ja tean, mida ma tahan süüa tahan. Ma lähen ostan seda. Et kui ma mäletan, kui ma Euroopasse jõudsin, see oli nii äge. Ma olin ära unustanud, kui äge toidukultuur meil siin on. Ma olin siis selleks hetkeks ju 5 aastat eemal olnud rohkemgi. Ja siis ma jõudsin sinna Iirimaale ja Iirimaal ma ei mäleta, kuidas ma selle inimese leidsin, kas tema oli minust kuulnud kuidagi või ma isegi, mul on see meelest läinud, aga ma sattusin eestlase juurde, kes oli iirlasega siis kooselus, abielus, kooselus. Ja siis ta oli selleks ajaks varunud kilu ja oli varunud musta Eesti leiva ja mingit asja veel ja ma olin nagu täiesti sillas, ma lihtsalt ahmisin seda sisse ja see oli nii mõnus. Ja ma polnud nii ammu saanud head juustu, head leiba ja ma olin nii, et milline paradiis. Aga ilm oli ikka täiesti kohutav. Siis ma mõtlesin küll, et kuhu ma sattunud olen. Ta oli mingi vihma, kallast, külm oli, ma olin nagu mingi ratta otsas seal ja ma nagu lihtsalt toit oli hea, ilm oli kohutav. Nii, aga kuidas see Eestisse tagasi tulemine muidu üldse nagu oli, et kui sa olid nii mega pikalt tegelikult reisinud ja elanud täiesti teist elu ja siis tulla järsku Eestisse
ja uuesti nagu sellesse ellu integreeruda? No see oligi keeruline tegelikult ja kui ma rattalt tegelikult maha tulin, siis ma olin nagu 2 kuud Eestis ja siis selle aja jooksul jõudis mu elu kokku kukkuda, ütleks kõige lihtsamalt siis. Hakkasin seda reisi vihkama, ei tahtnud kuuldagi, et ma seda reisi kunagi teinud olen ja nii edasi. Aga see juhtus täpselt siis, kui ma teadsin, ma juba olen Ameerikasse minemas ja ma olin võtnud ette soovi, eesmärgi raamatut kirjutada. Ja siis kui ma Ameerikasse jõudsin, siis ma lihtsalt nii puru, et ma ei tahtnud millegile mõelda. Aga kui ma lõpuks Eestis tagasi jõudsin augustis, ma endiselt nagu kuidagi, ma ei tea, segaduses ja kadunud. Aga siis ma otsustasin, et ma annan Eestile, mul oli vist mingi teema, et ma annan Eestile 2 kuud ja ma vaatan, kas ma tahan siia jääda või mida ma järgmisel edasi teen. Ja siis mu esimene nädal, kui ma Eestisse jõudsin, ma hüppasin uuesti selle ratta selga ja ma läksin kohe Lõuna-Eestisse sõitsin. Ja siis seal ma kohtasin mingeid huvitavaid väikseid kohti, inimesi, ka praktiliselt ilma rahata läksin sinna, sest mul ei olnud raha. Ja siis ma mäletan ja ma olingi ilma rahata kuidagi ja siis ühes kohas mul oli mingi 20 eurot või 10 eurot või midagi sellist ja siis ma lõin seal laiaks ühes kohas Roosiku kohvikus või Roosiku mingi asi. See on üks, seal tehakse Roosiku šokolaadi siis. Ja siis ma kuulsin, et seal on need muusikud, kes seal peatuvad ja siis nad teevad oma muusikat, aga nad ei maksa midagi selle eest, et nad seal elavad ja siis ma küsisin, kas mina võin siia oma raamatut kirjutama tulla. Ja siis see oli see, kuidas ma alguses proovisin siis integreeruda kuidagi. Leida kohta, kus ma saan nagu keskenduda selle, et ma kirjutan raamatut. See asi lõppes seal mõne kuu pärast siis, kui ma seda alustasin. Ja siis ma käisin läbi mingeid erinevaid etappe, erinevaid kodusid, et leida kuidagi oma kohta. Ja lõpuks ma siis ikkagi läksin tööle. Ja püüdsin endist seda raamatu asja kombineerida. Ja siis lõpuks ma otsustasin, et see raamat ei tule. Viskasin prügikasti suure nutuga, samas ka suure rõõmuga. Ja siis nüüd ma töötan 4 päeva nädalas ja see sobib mulle. 3 päeva oleks ideaalne. Okei. Põnev. Vau. Aga see integreerumine tegelikult ta oli üpris keeruline, sellepärast, et ma lihtsalt kuidagi, mulle meeldis see hullult see vabadus, mis mul tegelikult mõnes mõttes tuli, aga nüüd oli nagu, kui kuidagi töö sisse tuua, siis struktuuri loomine ja ma tegelikult ei teadnud, mis tööd ma teha tahan. Ma ei teadnud, kas IT, ma tegin IT-d enne seda, kui ma reisile läksin, ma ei tea, kas ma tahan IT-d edasi teha. Ja siis ma sain aru, et IT-s on nii palju muutunud selle 6, siis ma polnud tööturul olnud 8 aastat, 7 aastat umbes. Et nii palju muutunud ja mul oli nii raske sisse saada. Ja siis mul olid mingid tekst, mingid ebakindlused ja kõik muud asjad. Nii et siis, kuidas ma ütlen, reisil kogesin teatud teisi emotsioone ja siis mõtteid on ju, ja siis arenesin ja kasvasin selle sees on ju. Aga see kasv pole kunagi lõppenud. See on lihtsalt nagu konstantne. Nüüd ma lihtsalt teen seda sama asja, mida ma reisil tegin, aga teen seda Eestis. Ja see on tore. Sest et kuidagi nagu, kuidas ma ütlen, mingid asju, mida ma puudutasin reisil olles enda arenguga, ma nüüd puudutan, kuidas siin stabiilselt olla, kuidas luua endale see, ma ei tea, võimalus, et oleks mul töö ja eraelu tasakaal on ja minu jaoks on siis mitte rohkem kui 4 päeva nädalas töötamine on ja nii edasi. Aga see on keeruline olnud ja mingi asi sellest on keeruline, vaimselt ma ütleks on kõige keerulisem olnud või siis iseenda uskumine nagu ja kuidagi sellesse uuesti tagasi tulemine, et ma saan hakkama ja et ma arvan, mul töökeskkonnas ongi see mingi omaette rännak täiesti. Mulle isiklikult tundub, et see rahata reis nii-öelda on palju lihtsam kui siin tööturul reis. Nii et minu jaoks on see veel suurem väljakutse, nagu see eneseareng, tööturul reis ja kõik see nagu kuidagi enda leidmine ja siis enda väärtuse nägemine. Ja kui sa nüüd korraks mõtled tagasi sellele Elsale enne Austraaliasse minekut ja siis sellele versioonile sinust, kes jõudis sellelt pikalt rännakult tagasi, mis olid mingid suuremad asjad, mis olid nagu muutunud sinus endas inimesena? Ja mul on vist öeldud, et ma olen hästi avatud olnud, aga ma tahaks öelda, et see avatus tohutult muutus ja ausus ka kindlalt, et rääkida mingite teemadel, millest ma varem ei osanud rääkida
pigem ei osanud ja ma ei teadnud, mis asjad tunded on, mis emotsioonid on, et meil on mingid mõtted pead, mis korduvad on ja et see võib-olla see julgus olla haavatav ja aus erinevates keskkondades erinevate inimestega, ma arvan, et see on hästi suur muutus olnud. Ja nojah. Ja mis muutus? No mul on mingi armas usk nagu inimestesse, nende headusesse. Vahepeal see lappab ka mu sees on ja, aga enamjaolt mul on suur usk sinna ikka. Lähtuvalt sellest kogemusest siis. Ja julgus mingeid asju ära teha, julgus nagu uusi asju ette võtta ka. Tööturul natuke keerulisem, muideks rõhutan. Seal mul on vahepeal pean meelde tuletama, kuule, et pane siia ka see julgust. Sa vahepeal mainisid, et sa hakkasid seda mitmeaastast, peaaegu vist 6-aastast isegi ettevõtmist täiesti vihkama ja sa ei tahtnud isegi mõelda, et sa seal olid. Aga nüüd täna, kas sa teeksid seda uuesti, kui sa saaksid minna ajas tagasi ja mõelda, et võtta vastu otsa, et kas ma teen seda või ei tee seda? Kui ma lähen ajas tagasi, ma olen see inimene, kes ma olin sel hetkel, kus kohas ma ajas tagasi lähen, siis ma arvan, et see sama Elsa teeb sama otsuse, jah. Ma mõtlen, kui sa võib-olla tagantjärgi siis teadsid, mis tunded sul olid siis peale seda reisi veel. Selles mõttes. Seda on nii raske öelda. Ei oska sellisele küsimusele üldse vastata. No ma ei tea. Kui ma lähen selle teadmisele tagasi, et see on lihtsalt endasse, kuidas ma ütlen, kasvu osa ja endasse nii-öelda kuidagi, ma ei tea, endast paremini arusaamine, endasse minemine võib-olla. Kindel ei ole. Et võib-olla ma leian mingid paremaid meetodeid. Et selleks ei ole vaja, võib-olla ma siis ei näe, et mul on vaja selleks nüüd maailma vaja reisima minna, et seda leida või sinna kohta jõuda. Sest et tegelikult, kui nüüd, mida ma nüüd, või ma ei tea, kas see oli nii, aga võib-olla see oli nii, mul on hetkel mõte, et oli ei tunne, et kui, et ma arvan, et see nii-öelda reisima minek oli lihtsam nii-öelda kui Eestisse jäämine. Ehk siis ma tegelikult valisin lihtsama. Et ma kogu aeg Eestist hoidsin eemale, hoida sellest, et see oli mulle raskem. Kuniks ma lõpuks olin valmis, et ma nüüd valin Eesti. Ma arvan, et see valik siis oli, et kas raskem või veel raskem võib-olla, sest ma ütleks ka, et see maailma minek. Ei, mul tegelikult oligi, ma vaatan, kui sa Brasiilias olin ja mul oligi see asi kokku, kuidas ma ütlen, ma kuidagi nägin, et ma ei anna kuidagi tagasi või nii, siis mul oligi tegelikult see, et kui ma tundsin, et mul on vaja kuidagi otsuseid teha, siis ma tundsingi, et mul oligi nii, et mul on see raske otsus ja mul on see veel raskem otsus. Eesti oli see veel raskem. Ja siis ma valisin alati selle raske. See polnud kunagi kerge, aga ma valisin selle raskema. Nii et mul ei olnud nii, et mul oli lihtne või mis iganes vastan. Mul ei olnud seda, et see on nüüd raske otsus ja see on kerge otsus. Et sellist asja ei olnud. Mul oli kogu aeg raske või väga raske. Ja siis ma valisin selle vähem raskema. Et see oli konstantselt reisi jooksul küll nii. Ma mõtlen nendes otsustega, et kas ma reisin edasi. Just. Aga täna ma muidu ei teeks seda. Ma mõtlen, kui ma ajas tagasi pean reisima, aga kas ma täna läheks ka? Ei. Täna enam ei läheks? Ei. See on nii kurnav. Ma kujutan ette. Kui ma Eestist tagasi jõudsin, üks asi, mida ma hakkasin nautima, nüüd mul on kodu, kus kohas mul reaalselt on kodu ja ma lähen iga päev samasse koju. Tead, kui suur nauding see on. Mul need asjad lihtsalt statsionaarselt on paigast seal, vaata. Ma tulen lihtsalt ja mul on ja ei ole niimoodi, et ma hakkan kotti nüüd lahti pakkima ja mul mingi väike osa asju ainult on või midagi mõnusat on selles. Ja siis muidugi inimesed ümber ka. Kui vana sa olid, kui sa läksid? Jaa, vaata, olen unustanud selle olulise fakti öelda. 26. Ma arvan. Oota, kui see oli 2001? Jaa, 26. Ja tulid siis tagasi 6 aastat hiljem? Jaa, no see, mis ta teeb, 32 või? Või midagi sinna kanti, jah. Kui te olete täiesti teine inimene, nagu siis nende Eestis olevate inimeste jaoks, kes on siis pikalt ühe koha peal olnud, et... Seda küll, aga ma olin ka kindlalt nagu, natuke õhku täis, natuke nagu... Üldse ei tahast endale tunnistada, kindlalt pole tahtnud seda tunnistada, aga nagu selles mõttes, et umbes, et mis mina ära tegin nüüd, mis te ära tegite, natuke, mõtlen,
see ongi nagu, see on hästi hirmuäratav, kui näha kohata mingid sellist mõtteid, tundeid enda sees. Et see on nagu, et oot, see ei lähe üldse minuga kokku, kust see tuleb. Ja siis kuidagi nagu leida rahu selle sees või leida kuidagi ennast selle sees. Et see on nagu raske olnud. Et mul nagu, ma tean, mul olid neid, aga ma tahtsin täiega alla suruda. Ei, mul küll sellist asja ei ole, mis on, aga tegelikult neid on olnud. Ja see ongi see, et kõikide erinevate pooltega enda sõbraks saamine siis. Et see on olnud tohutu rännak. Ja see tegelikult see enda täielik vastuvõtmine hakkas et siis pihta, kui see reis lõppes ja kõik elu kokku kukkus ja ma hakkasin vihkama seda reisi. Siis tegelikult hakkas see rännak, kus kohas ma hakkasin õppima, kuidas kõike vastu võtta, mis minust toimub. Et siis hakkas see nii-öelda, see kõik oli eelmäng ja siis hakkas see päris pihta. Jah. Nii et... Jah, siin ma arvan, tuleb ka mängu see, et inimesed on nii erinevad. Aga ma mõtlengi, ma olengi mõelda, et minul oli vaja sellist hästi kardinaalset asja võib-olla. Ma mõtlen, mul meeldib mõeldast, et kõik on kuidagi toetanud mind siin. Et mul lihtsalt oli vaja seda, et jõuda sinna punkti üldse. Et hakata nagu õppima, kuidas vastu võtta seda kõike minust siis. Seda, mida ma tahan öelda, hea ja halb. Ma arvan, et see on sul veel küsimusi selle? Ei, ma tahtsingi öelda, et ma ei taha seda teha, et sina tee. et me kahjuks ajaliselt peame edasi liikuma oma 5 küsimuse juurde, mida me küsime iga külaliselt. Kuigi ma saan aru, et me mõlemad Aleksiga praegu võiks veel vabalt mitu tundi siin istuda ja küsida sult veel ja see on lihtsalt nii põnev ja kuidas sa räägid sellest selle energiaga ja silmad säravad peas ja see on nii inspireeriv ja vau. Aga siiski liigume edasi. Äge, ma kuulan. Kas sul on? Ja ma igaks juhuks ütlen ka, et meil need 5 viimast küsimust, need kuidagi võib-olla ei lähe praegu sinu selle nagu konkreetse reisiperioodiga kokku, millest me just rääkisime, aga kui sul on ka nüüd veel tagant järgi viimastest aastatest kas või mingid mõtteid, infot, siis see on nagu üleüldised küsimused. Sobib. Siis lihtsalt tulistab. Aga kõigepealt, kas sul on mingid raamatud või podcasti soovitused, mida anda kuulajale, et mis on näiteks sind inspireerinud reisima ja annavad mingid head infot selle kohta? Reisimise kohta? Vau. Reisimise kohta tegelikult ei ole, aga muidu on... Ma tooks siis välja ainult ühe. Tähendab muusikud ka. Ben Howard, Knock of Air and the Medicine for the People ja Xavier Rad. Need tooks välja. Sest et nad on paitavad lihtsalt. Ja kui on raske, nad aitavad edasi. Ja siis, kui mul see suur krahh oli peale rattareisi lõppu, siis minu ellu sel hetkel tuli, just hetk enne seda tuli minu ellu see inimene nagu Matt Kahn. Ja ta on spirituaalne õpetaja nii-öelda, et tal on väga palju YouTube'is materjali. Tema sõnad ja see, kuidas ta nii austavalt räägib teiste inimeste ellu, olenevad sellest, kus kohas keegi parasjagu on. See on olnud minule tohutu ilus kogemus näitamaks, kuidas ennast vastu võtta ja kuidas seeläbi osata siis ka teisi kuulata paremini ja kõike muud. Ühesõnaga, see on lihtsalt ma olen temale väga tänumiks, et tänu sellele ma olen jõudnud kuidagi palju paremasse ja küpsemasse kohta iseendas. Et ma ei tea, kuidas ma ilma tema sõnadeta sinna oleks jõudnud. Kindlalt oleks, aga see oleks kaua aega võtnud. Nii et ma olen temale väga tänumik. Väga äge vastus. Siis ma arvan, et me liigume otse edasi järgmise küsimuse juurde. Kui sul ei oleks praegu, kuigi see on jällegi tundub nii ebavajalik sulle öelda sellist asja, aga kui sul ei oleks ühestki ressursist puudust, sul on lõpmatult aega, lõpmatult raha, mida võib-olla sul ei olekski isegi üldse vaja, on ju. Ikka on vaja mulle väga, kui ma tagasi tulin ja ma sain raha kasutada, saad aru, ma olin täiesti sillas sellest, ma täiega naudin seda. Täiega naudin, raha on lahe. Ja siis ütleme, et sul on lõputult raha, lõputult aega, mida kõike veel on vaja, seda sul on ja sa saad minna ükskõik kuhu maailma nurka täpselt nii, nagu sa ise soovid, täpselt sellistel viisil, kuidas sa soovid, siis kuhu sa hetkel läheksid? Ja miks?
ma jääksin Eestisse Jaa. ja siis lihtsalt õpiks programmeerimist, veedaks oma elukaaslase ja koeraga aega koos ja lihtsalt käiks Eesti metsades. Kõik. Tore vastus. sa ju eladki praegu. Ma tean, jah. No ma mõtlen, mul on töökoht ka, kui ma pean lihtsalt töökohased mudelist välja võtma. Okay. Jah, selles mõttes programmeeriks, ma õpiks seda, mida ma täpselt õppida ise tahan. Need asjad, mida ma õpin oma vabal ajal siis. Et siis ma olen programmeerija, aga see pole see, see ei pane mu silma särama. Mul on üks teine asi, mis mulle meeldib rohkem ja oma vabast ajast panen väga palju aega sinna. Ja kindlalt kuulaks Matt Kaani. Natuke ootamatu ja väga ilus vastus. Meil ongi olnud üks väga ootamatu teistsugune saade. Jaa, on tõesti. Ja siit ma lähekski kohe edasi järgmise küsimuse juurde. Et kõikidest riikidest igal pool, kus sa oled reisinud, et kas sul on mingisugune selline oskus, kas see võib olla veidra, mitte nii veider, mille sa oled omandanud reisil olles? Jaa, nii. Käime kohe huvitava välja. Ongi kookoste avamine. Oled teinud seda kunagi või? Ei ole. Ei, mul machetet ei olnud. Mul oli... Kui ma rattaga sõitsin, siis ma nägin kookoseid. Õnneks need puud olid natuke madalama, siis ma pidin nad ära keerama niimoodi. Ma õppusin välja, kuidas ma saan need lahti või kätte saama. Siis mul oli täiesti tavaline nuga, mitte midagi erilist. Õnneks ta oli terav. Ja siis ma lihtsalt panin selle 2 jala vahele ja siis ma lihtsalt puresin sellest niimoodi augu sisse ja siis ma kallasin selle joogi endale sisse. Et see oli äge. Okay. See oli väga raske, aga ma tegin neid lõpuks päris mitmeid niimoodi. See oli võib-olla selline vahva oskus. Selline põnev naljakas. Kasulik ka kindlasti. Tollel hetkel. Ja. Aga ja siis kui see natuke nagu tõsisemast oskusest rääkida, siis see pole nüüd päris reisil, see on peale reisi rohkem, aga reis on ka inspireerinud seda palju. Õppida paremini kuulama inimesi. Ei see ennast. See on äge oskus, millega mis pole kõige kergem. Mulle väga meeldib rääkida. Ja jutuka inimesena ma saan ka nõustuda, et vahel on väga keeruline, tahaks kõiki lisada juurde vahele ja segada. Nii et see on mulle ja Kellile ka praegu challenge siin podcasti jooksul. Te olete väga tublid olnud. Olla vait ja kuulata. Aga selles mõttes, kui on väga põnev teema tõesti, siis ei tahagi muud teha, ei taha isegi vahele segada vahepeal. Näiteks nagu praegu ei taha üldse nende viimaste küsimuste juurde minna, oleks võinud jääda. Ja ei oska ka midagi nagu kaasa rääkida. Et ainult vait olla ja kuulata, õppida. Aga meie kõige viimane küsimus on, mida ma jällegi võib-olla täiesti mõttetu siia otsa. Kõik on päris seadnud päris minu arust. Et nagu meie podcasti nimigi ütleb, siis Elsa, kuhu nüüd edasi? Ja. Ma just inspireerinud sellest, et te kutsusite mind, ma olen natuke oma materjali lugenud ja et värskendada oma mälu ja audioid kuulanud. Ja siis ma avastasin, et see julgus, mis mul oli reisides, see on natuke vahepeal niimoodi nagu tahaplaanile jäänud. Nii et ma tahaks lihtsalt julgust, et teha järgmine samm, mis iganes see on, aga samm, mis kõnetab mind. Nii et võib-olla see on kuhu nüüd. Julgem olla järgmises sammus. Mitte niimoodi hiirekene urus olla. Väga äge. Ja siin, kuna sa ennist meelega mainisid, et sul ei ole mingit sellist sotsiaalmeediat, kus sind kogu maailm saab jälgida, aga siis ma võib-olla ikkagi reklaamiks, et sul on seal veebileht, kus sa oled kokku kogunud igasugust huvitavat informatsiooni ja tegelikult on sul ka väga ägedad videod seal sellest, mis nende aastate jooksul ka toimus. Et kui keegi soovib seda vaatama minna, et ma loodan, et me võime neid kutsuda. Ja, võib. Mis selle nimi on selle? Ongi elsa.ee, aga z-iga nagu elza.e ja siis seal on paar linki lihtsalt.
jah, paar lõike, jah. kindlasti Endal on muideks raske olnud vaadata neid videosid natuke ja mingeid asju lugeda, sest et Endal on aga väga põnev on lihtsalt näha, kus kohas ma olen olnud oma arengus varasemalt. Nii et väga fun. Teistel on kindlasti väga põnev vaadata neid asju Ja. ja paneme selle lehega selle episoodi kirjeldusse ja just. kirjutama. Ja tead, ega siin midagi. Aitäh sulle, Elsa, selle igasuguste nende seikluste jutustamise, oma teekonna jagamise eest. Mina sain nii palju inspiratsiooni, sa oled nii äge naine ja ma tunnen, mul on nii hea meel, et meil õnnestus sinuga Aleksiga siia maha istuda ja veeta sa aeg koos ja rääkida, kuulata sind ja seiklusi. Väga põnev. See roll, mis meil kõikidele õppida siin on. Ja, just. Tõesti, aitäh sulle. Suured tänud. Aitäh kutsumast. Ja mina tänan ka sind, armas kuulaja. Ma loodan, et ka sinul oli põnev kuulata ja et said midagi põnevat endal kõrva taha panna ja et said inspiratsiooni ja võib-olla ka motivatsiooni. Kui sulle see episood tõesti meeldis, siis jaga seda ka enda sõpradega. Me oleksime sellele väga tänulikud ja meid saab alati nagu ikka Instas tagida, et kuhu nuud. Mis veel? Mis veel, kui sa seda näiteks kuulad praegu Spotify's, siis meie podcasti juures on selline väikene kellukene. Kui sa sinna peale klikkad, siis sa saad kogu aeg teavituse, kui tuleb uus osa välja. Või kui sa seda vaatad praegu ka YouTube'is, siis ka seal sa saad tellida meie kanali, et olla jälle kursis, kui tuleb uue ägeda külalisega uus osa välja. Liisa kindlalt jagab. Ja mu sõber. Et üks jagaja on olemas, Liisa. Liisa on kodutöö. Ja kodutöös. Aga siis järgmiste episoodideni. Jah, tavaiks. Ciao!